Tere! Ma loodan, et te kõik kuulete mind. Minu nimi on Diana Poudel ja täna siis teen teile 2-tunnise webinari. Tere! Ma loodan, et te kõik kuulete mind. Minu nimi on Diana Poudel ja täna siis teen teile 2-tunnise webinari. Nüüd juhtus küll hirmus asi, ma kuulen iseendast kõrvaklappidest. Okei, panin hääle kinni. See on päris keeruline YouTube'i tegemine. Palun keegi andke teada, et teie ka mind kuulete. Ma ainult iseendast kõrvaklappidest. Aga räägime siis, millest me täna räägime. See on päris keeruline YouTube'i tegemine. Palun keegi andke teada, et teie ka mind kuulete. Täna on selline plaan, et esmalt ma räägin sellest, et kuidas leida internetis usaldusväärset teavet ja kontrollida erinevaid allikaid. Ja see on üsna kriitiline oskus, sest kahjuks ma räägin maailmas valeinfot on palju rohkem kui tõesagi kontrollida erinevaid allikaid. Ja maailma petturid oskused nüüd tänu ChatGPT-le eesti keeles rääkida, ehk me siseneme päris veidrasse ajastusse. Siis kui näitan teile ka praktiliselt tööriistu, näiteks kuidas otsida Google'i otsingumootorist, sest väga tihti valetatakse piltidega, seal on väga eriviise, kuidas Kaja hullult Google'i otsingumootorist, väga hea ütles, vaatame, väga tihti valetatakse piltidega, seal on väga eriviise, kuidas Kaja hullult Google'i otsingumootorist, väga hea ütles, vaatame, mulle hetk aega, seal on väga eriviise. Nii, andke see laivi tegemine on alati. Kas nüüd kajab vähem on küsimus? Nii, Eve, äkki oskad kommenteerida või keegi teine, et kas nüüd kajab vähem? Okei, ma loodan, et see aitas, mida ma tegin. Aga nii kaua kui... super, nii, nüüd te juba nägite ära ka diiseri. See on, kohe otsime. Ja, siis ma näitan, kuidas kontrollida veebisaidi omanikke, sest veebisaidil on niimoodi, et väga lihtne on veebisaidile kirjutada, et selle saidi omanik on Eesti Maksuamet või selle saidi omanik on Tele2 või kes iganes. Aga kas tegelikult ka on? Selleks on vaja veidikene teistmoodi tööriistu ja ma näitan teile, kus saab teada, et kes on päriselt mõne saidi taga. Ja siis ma õpetan teile tööriista, mis tegelikult muudab minu koolitused üsna mõttetuks, sest tema teab või see teab palju rohkem, kui mina tean. Ja sealt saab kõike küsida, ehk siis ChatGPT-d. Pean ütlema, et siin koolitus ettevalmistamisel kasutasin samuti ChatGPT abi, mitte nii-öelda sisulisel poolel, vaid rohkem struktuuri mõttes. Paar slaidi on ka täiesti ChatGPT tekstiga, aga siis ma teile ütlen, sest need on teadlikult sinna pandud. Siis, kuna ma tean, et siin pigem keskmine vanus on kõrgem kui võib-olla selline tavaline YouTube'i striimi vanus, siis ma annan teile ühe mõnusa tööriistaga, millega nostalgitseda, aga millel on ka väga praktiline väärtus, nimelt ajamasina. Ehk siis on olemas tööriist internetis, millega sa saad minna ajas tagasi ja vaadata, millised veebilehed ammu välja nägid. Ütleme, et selline tore on ju vaadata võib-olla reede õhtul sõbrannaga istudes, milline oli kooli koduleht siis, kui või ütleme millalgi, kui ta loodi. Aga praktilisest poolest on see, et väga tihti on nii, et sama domeeni kasutatakse erinevate asjade jaoks. Ja see, et sul on võimalus ajas tagasi liikuda, vaadata, milline leht, milline välja nägi, annab tegelikult ühe väga hea kontrolltööriista juurde. Siis me hakkame seadistama privaatsussätteid Facebookis ja et asjale irooniat juurde anda, siis mul on üks selline trollikonto, ma ei tea, kas te teate või mitte, siin veebruaris ma olin Ringvaates ka selle, et trollikonto nimi on Tundmatu tegelane. Alguses oli ta Telje Kuusk ja sellel trollikontol on privaatsussätteid vaja seadistada ja ma näitangi teile selle konto näitele, kuidas on hea panna, et ise trollidele ette ei jääks ja ma veidike räägin ka sellest eksperimendist, et kuidas sai võimalikuks üldse see, et ma sain 2400 Eesti inimese sõbralisti väga sujuvalt sisse ja sealjuures ka ma ütlen, et ma ei tee nalja, et mul oli pool Riigikogu ja väga siin tippametnikud ja äriettevõtete juhid seal listis. Ehk siis, et kuidas on võimalik, et trollil on nii lihtne meie suhtlusvõrgustikesse imbuda.
aga see tuleb siis lõpupoole ja kõige lõppu ma tõstsin nüüd selle kahefaktorilise autentimise ja sellel on hästi pragmaatiline põhjus, kuna need, kes registreerisid, siis pooled teadsid ja pooled ei teadnud, et pooled ütlesid, et neil on juba see kahefaktoriline autentimine peal. Ehk siis teie jaoks võib-olla saate varem ära lõpetada selle koolituse, et teil pole vaja üle korrata, kui asjad selged on. Nii, aga lähme siis edasi, heli on korras, sisu on ära räägitud. Ja esimene teema siis on võib-olla see, et miks mina teile siin täna seda kõike räägin. Sest me elame maailmas, kus igaüks võib igal alal ekspert olla, on ju. Ehk siis alati tuleks enne, kui sa mingit teemat kuulama asud või kellegi nõu üldse võtad nagu kaalumisele, küsida, kes see inimene on ja miks ta räägib. Minul siis hetkel on kõige tugevam võib-olla seos Tartu Ülikooliga. Ma olen Tartu Ülikoolis lõpetanud nii baka kui maka ja nüüd ma olen doktoriõppes, vähemalt üritan kirjutada oma doktoriartiklit. Artikleid on palju, sobivaid on vähe, aga jah. Ja minu teemaks ongi info vastupidavus ehk kuidas siis tõsta seda ühiskonna vastupidavust inforuumis. Ja täna ka selgitan, et miks see minu jaoks nii oluline on. Ja ülikooli ajal olen ma kirjutanud ühe raamatu, Digimaailma teejuht, turvaline internet ja teinud ka ühe hariva lauamängu. See on küll mõeldud eelkõige lapsevanematele ja lastele, kuna lapsed kurdavad tihti, et vanemad ei taha nendega interneti teemadest rääkida, aga samas, kui siin on vanaemas ja vanaisasi, siis ega võite ka mängida, et saate ka huvitavaid asju teada lapselastelt, et nemad tahaks väga oma internetitegevustest kellegiga rääkida. Ja samuti minu jaoks väga oluline on praegu naiskodukaitse, kus ma vabatahtlikuna panustan nii-öelda samuti info vastupidavuse projektidesse, et teeme koolitusi, kusjuures täna kell 7 pean ma jälle siia istuma tulema, sest ma modereerin sellist asja nagu naiskodukaitse digiliikur, kus täna tulevad teemaks erinevad tehisintellekti tööriistad. Väga põnev koolitaja tuleb, Piret Lehiste. Ma tean, teie ei suuda istuda 4 tundi, see on ebanormaalne, siis te võite seda hiljem järgi vaadata. Ja sealt tuleb igasuguseid põnevaid aktsioone, et kuidas inimesteni jõuda. Miks ma täna siin sellega koolitan, mitte mulle koolitada paneme ennast natuke suuremaks vahelduseks. Et mitte, et mulle muidu ka koolitada ei meeldiks, aga täna kutsuti mind koolitama MTÜ Euroopas, teeb projekti ühe Hispaania MTÜ-ga koos, millega nad on loonud õppematerjali. Ma panen pärast siia video alla kirjeldusse selle õppematerjali lingi ka, mis siis on mõeldud arvuti algkursusena ja just võib-olla veidikene vanematele inimestele. Kahjuks ma ise selle kursuse tegemisega seotud ei ole olnud, et ma olen näinud, et materjal on palju, aga jah, ma kahjuks nii täpselt ei oska öelda, aga piiluma tasub kindlasti minna, sest tundub, et nad sinna energiat on pannud. Et kui huvitab. Nii, aga lähme nüüd sisu juurde, on küll tutvustatud kõike ja muud. Et kuidas siis leida usaldusväärset teavet ja kontrollida? Ning alati esimene asi, enne kui ma hakkan rääkima, kuidas, siis on küsimus, miks? Miks ma seda üldse pean? Miks mulle see teadmine kasulik on? Sest inimene on väga egoistlik olevus, see on normaalne ja me tahame ikkagi teada, et kas sellest on minule kasu. Ja mulle meeldib oma koolitustel öelda, et internetis on lihtne kaotada 4 asja. Raha, mainet, tervist ja vabadusi. Et 4 väikest asja. Et kui te nendest asjadest ei hooli, siis ilmselgelt ei olegi vaja infot kontrollida, aga kui te kas või üks neist kõnetab või kõik kõnetavad, siis on oluline see oskus kriitiliselt mõelda, infot kontrollida ja kõike muud. Nii, ja räägime siis need võib-olla ükshaaval läbi ka, et oleks selge, mida ma siin silmas pean. No raha on kõige elementaarsem. Raha tahavad kõik ja nagu ma ütlesin ka sissejuhatuses, siis rahaga on niimoodi, et võib-olla meile tundub Eesti mõistes, et mis ma ei ole ju üldse rikas ega jõukas ja pangaarvelgi laiutab tuul, on ju. Aga internet on selles suhtes võimas tööriist, see ühendab maailma. Aga see tähendab ka seda, et internet ühendab meid nende riikidega, kus võib-olla kuupalk on 100 eurot. Ja me räägime korralikust tööst, mitte madalapalgalisest tööst. Ja nende inimeste jaoks on iga eurooplane, iga eestlane peaaegu nagu miljonär. Ehk siis üritatakse pidevalt leida erinevaid viise, kuidas seda raha meilt kätte saada.
osad teevad seda individuaalselt, aga järjest rohkem on läinud see ka organiseeritud kuritegevuse pärusmaadele. Hiinast organiseeritakse seal Aasias erinevates riikides. Seal on isegi inimkaubandus seotud, et ehk siis see, kes sinult raha välja petab, on ise inimkaubanduse ohver ja teda ähvardatakse. Kui ta ei peta, siis ta süüa ei saa. Et see maailm on karmvaik ja samuti kindlasti Aafrika on koht, kust väga palju pettureid tuleb Indiast, kahjuks ka Ukrainast. Ja kui siiamaani olid need petturid rohkem fokusseeritud nii-öelda suurte keelte peale, inglise keel, saksa keel, prantsuse keel, hispaania keel, kuna neid keeli rääkivaid inimesi on rohkem ja kes eesti keelt ikka seal kuskil Nigeerias väga hästi räägib, siis nüüd me oleme viimase 2 aastaga tehnoloogia areng on jõudnud sinnamaani, et ma võin, kui natukene vaeva näha, rääkida nii rumeenia keeles, nii hindi keeles, nii mis keeles iganes ma soovin. Ehk siis eesti keel ei ole enam see, mis meid kuidagi kaitseb. Jah, praegu on veel vähe, aga vaikselt hakkab tulema ja ma kardan, et aasta-paari jooksul see asi ainult läheb nagu eksponentsiaalselt suuremaks, sest ingliskeelne turg on pättidest üle küllastunud. Ma olen see veider inimene, kellele meeldib ka kokkamise kõrvale vaadata vahepeal igasuguseid selliseid videosi YouTube'is, kus need skämbiterid nimetatakse YouTubereid, kes püüavad skämmereid. Ja siis vahepeal nad satuvad nii, et 2 petturit on korraga toru otsas ja siis need lähevad omavahel kaklema. Ehk siis seal on juba seda pettust nii palju, et nad peavad minema välja. Ja mis on kõige levinumad, siis kõige levinum, kuidas igasugune pettus algab, on armupettus. Ja see ei ole üldse oluline, kas oled 17 või 70, aga pättide jaoks on armupettus üks lihtsamaid viise inimesele külje alla ujuda. Ja neid on kõik igal pool. Need võivad alata Instagramist, Facebookist, meili teel, suvalise SMS-i teel ja nii edasi. Ja armupettuste puhul on üks huvitav asi. Seal see lugu, see moment, kui pätt võtab ohvriga ühendust, siis ta ei tea veel, millist tüüpi pettust ta tahab teha. Ta kõigepealt püüab koguda ohvri kohta infot, kas ohvril on raha, kui vana ohver on, mis on ohvri võib-olla nii-öelda need nõrkused ja kõik muu. Ja vastavalt siis, kui ta juba ohvrid nagu tunneb ja seda profiili teab, siis ta mõtleb välja, või see tahab rikkaks saada, sellele sobib, ütleme, investeerimiskelmus. See on väga-väga empaatiline inimene, temale räägime oma haiglas olevast temast. See on edev inimene, temale pakume välja, et näed, sa kuulsaks mingil viisil. Ehk siis see pettus on väga personaliseeritud. Ja ma ütlengi, et kui me veel siia ChatGPT päeme, siis see läheb väga isikupärastatud pettuste maailmaks. Investeerimispettused, sinna võib sattuda ka täiesti ilma tutvumiskämmita, neid on internet täis. Kõik me tahame saada rikkaks üle öö soovitavalt 0 töötunniga, et kahjuks see on täpselt sama lugu, et kes on Buratinot teab ja lugenud, siis me teame, kuidas see lollide maal raha maa sisse kaevamine käib. Aga siin on ka see, et ega pätid on ka osavad, et nad kasutavad erinevaid manipulatsiooni, nippe ja trikke, et inimesi ikkagi sinna võrku minna ja see ei ole üldse. Mõnikord öeldakse, ta läks ohvriks, et ta on selline rumal inimene või väheharitud või mis iganes. Ei ole. Kõrgepalgalised, kõrgharidusega kõik inimesed on internetis haavatavad, kaasa arvatud ka mina. Jah, võib-olla ma ei lange iga pettuse ohvriks, kuna ma olen 10 aastat käinud ringi ja rääkinud pettustest inimestele, aga ka minul on libistumisi, kus mind on suudetud peaaegu manipuleerida. Õnneks mul on kaitsekihtide otsas ja mingit jama pole olnud, aga ma tean, et õigel hetkel tabades võin ma ka ise täiesti minna päti lõksu. Ehk siis see on esimene asi, igaüks võib minna ja kaotada midagi internetis. Siis on näiteks tehnilise toe pettused, mis võivad just olla väga hästi minna inimestele, kes ise väga hästi sest tehnoloogias ei orienteeru. Näiteks olete rahulikult arvuti taga, järsku lööb aknale mingi punane, teie arvutis on viirus, kohe kustuvad kõik failid, helista sellel numbril mingi Microsofti kasutaja tugi, sul tuleb teha mingi uuendus. Selle peale on ju käed püsti, et kõik kustub, et kõik mu pildid kustuvad, kõik mu asjad kustuvad. Sa võtad selle telefoni, helistad sinna Microsofti uuendusse on ju, või mis iganes, see võib olla Apple'i uuendus, kõik muu.
sa helistad, aga tegelikult sa helistad pättidele, kes siis väga lihtsalt manipuleerivad inimesi nii kaugele, et see annab pättide ligipääsu oma arvutile. Näiteks programm, mida mitte kunagi ei tohi alla laadida, on näiteks Anydesk või TeamViewer või UltraViewer. Need on programmid, mis põhimõtteliselt annavad pätile ligipääsu ja kontrolli sinu masina üle. Sinna nad tavaliselt lähevad ja siis ongi edasi pangakontod ja kõik muu. Kaardiandmete õngitsemine. Iga pangakaart on väga ahvatlev. Seal on palju eri viise, kuidas saab kellegi kaardiandmed kätte. Ma olin see suvi Arvamusfestivalil, me rääkisime, ma modereerisin ühte paneeli, kus rääkisime ka erinevatest pettustest ja sealt ma kuulsin tegelikult väga head soovitust, see oli vist Eesti Pangaliidu juht. Keegi Eesti Pangaliidust oli, et pange oma kontodele limiidid. Ei ole vaja, et teie konto limiit on 10 000. Kui tihti te teete sealt 10 000 ülekandeid? Minul on pandud kõik kaardilimiidid, kontolimiidid nii madalaks, et vähemalt korra kuus on mul piinlik hetk poes, kus ma hakkan kaardiga maksma ja mul telefoni küljes. Ja siis ta ütleb, kontol pole piisavalt raha. Tegelikult mul on piisavalt raha, aga mu kontolimiit on täitunud. Ja siis ma pean minema ja siis õnneks ma kasutan ise teeninduskassas ja siis ei oota inimesed minu sabas. Aga jah, on piinlik see moment, aga selle eest ma tean, et ega pätt ka minu kontolt eriti palju raha kätte ei saa, kui ma isegi ei saa sellelt kontolt raha kätte. Et ja, TeamViewer ja Jüri, aitäh. Nii, et ost-müük-pettused ja petta võib saata nii siis, kui sa oled ostja rollis, kui siis, kui sa oled müüja rollis. Ehk siis selles osas, et need on erinevad pettused. Näiteks ostja rollis, kõige lihtsam pettus, mida sa ette kujutad, on see, et ma kannan raha, asja ei saa. Sellest me saame kõik aru, on ju, et see on selline. Kannan raha, saan vale asja, kehva kvaliteediga asja. Aga palju trikikam on see, et kuidas müüja võib sattuda petturi rolli. Ma toon ühe näite. Oletame, näed, näiteks ma just võtsin oma poja vana telefoni täna, kuna ma ostsin endale SIM-kaardi, mul on pärast vaja näidata teile siin numbriga ühte asja, siis ma ei tahtnud enda numbriga teha, siis ma ostsin euroga uue SIM-kaardi. Aga ütleme, ma ei tahaks seda telefoni ise kasutada, panen ta Marketplace'i müüki. Ma ei tea, 100 euri täitsa korralik telefon, ei teagi, mis poiss uue sai. Aga nii, ja keegi kirjutab mulle ja ütleb, et oi, ma tahan väga telefoni osta. Kas on saadaval? Mina kirjutan, muidugi on saadaval, et tema ütleb, et oi, kas saab Smartposti saata? Mina ütlen, muidugi Smartpost, TPD, Omniva, et kuhu iganes, aga ma tahaks enne raha saada. Nii, see on üks esimene versioon asjast, no raha saada. Ja mulle tulebki ülekanne, aga 100 euro asemel tuleb mul 10 000. Kohe tuleb paaniline sõnum ostjal. Mul seal äpis näpp vääratas, et oleks pidanud 100,00 nagu lähevad sendid. Aga mul kuidagi kustus koma ära, et issand jumal, et mis saab. No ma olen aus inimene, enamik meist on ausad inimesed, ütleb, et rahune maha, et ma kannan sulle kohe 9900 tagasi. On ju, et chill, kõik on korras. Nii. Ja siis ütleb, ja näed, palun kanna siia, viskab kohe selle oma mingi nime ja kontonumbri. Kannad ära, paned telefoni ka võib-olla kuhugi pakiautomaati. Aga mis juhtub? Juhtub see, paari nädala, kuu aja pärast on sul politseiga pikk jutuajamine, miks sinu kontolt käib varastatud raha läbi. Näiteks see oli see pettus, et panna rahapesus osalema sind. Ehk siis pätt kandis tegelikult ühelt kontolt ja lasi sinul osavalt kanda teisele kontole üle. Aga sina ei pannud tähele, kuna sa tahtsid inimest aidata, ei tundunud ju mitte midagi hullu, sest inimene oli sulle juba suure summa raha kandnud. No tavaliselt nad ei võta 100 eurosid asju, tavaliselt on 10 eurosega hea teha, et näed, kandsin kogemata 1000, on ju. Aga ja ilusasti rahapesu niimoodi käib. Teine on see, et oi, telefoni soovin. Oi, aga telefoni, et no olgu. Aga mul töötab, ma ei tea, vend, tädi, lellepoeg, kes iganes, kuskil, mis iganes TPD-s ma saan soodsalt saata, et näed, mine kliki sinna lingil ja vormista ära, et siis ma saan soodsama hinnaga paki kätte. Seda muidugi kasutatakse tihti suuremate asjade puhul, kuna telefoni saatmine on see väike pakiautomaat, mis on 2-3 eurot. Aga ütleme näiteks müüksin oma hea tooli ära. Ja siis ongi, et näed, mine kliki sinna, siis ma saan soodsalt saata ja ma muidu ei ole, näed, ma ei ole Tallinnas, ja kuidas see siis toimib?
See toimib siis nii, et sina lähed klikid lingile ja hakkad täitma, aga sealt püütakse öelda ka, et maksa sina mingi euro või mida iganes, müüja ütleb jah, et sa pead maksma, ma maksan sulle juurde selle euro. Aga point ei ole selle euro röövimises. Point on selles, et panna sind oma krediitkaardi andmeid sellel veebilehel sisestama. Ehk siis kohe, kui sa seda teinud oled, hakkavad pätid vaatama, kui palju su kontolimiidid võiks olla, kas saab shopata, ostetakse Amazonis kinkekaarte ja nii edasi. Ehk siis neid pettuseid on veel palju. Ma sain selle rahapettustega teil 2 tundi ära sisustada lugudega, nii et teil pärast ei julgeks internetti minnagi. Nii, siis on igasugused loteriid ja pärandused ja no mina ei saa aru, kuidas need toimivad, kuna need on minu meelest 20 aastat, et ma ei tea, olen kuskilt Kaimani saartelt advokaat ja suri ära keegi, kellega sinul on sama perekonnanimi ja minu andmetel oled sina lähisugulane või mis iganes ainuke sugulane, kuna peret ja midagi muud ei olnud. Ja et hakka oma pärandust tagasi nõudma. Teine on siis see loteriid, et võitsid lotoga. Seda ma kordan ka alati, kui sa tahad lotoga võita, kui sa tunned ennast täna hästi õnnelikult, mine osta Eesti Loto lehelt 1 eurone pilet ja siis on võidad, ei võida, aga sa kaotad ainult selle 1 euro. Internetis kirjaga ei tule kunagi lotovõitu. Nii, laenupakkumised, seal on väga igasugused laenupakkumised, et kuidas raha välja petetakse. Pakiteated on levinud nüüd, et tulevad SMS-id, et sinu pakk on valesti suunatud, pead maksma euro juurde. Kusjuures praegu on jõuluaeg. Ma tean, et paljud tellivad internetis kaupa. Kui tuleb mingi pakiteavitus, kus on link, mis viib mingile veebilehele, ükskõik kas on TPD, Omniva, Smartpost, mis iganes meil veel on, ja ütleb, et maksa siin euro, et su pakil on vähe, siis ei. Kõigil pakiautomaatidel on süsteem, et kui pakil on mingi raha maksmata või mis iganes, siis sa lähed pakiautomaadi juurde, paned koodi ja siis ta hakkab karjuma, et kuule, sa pead juurde maksma ja siis sa saad seal pakiautomaadi juures turvaliselt maksta. Internetis ei maksa mitte kunagi. Nii, aga lähme siis maine juurde. Rahaks, aga maine on võib-olla isegi mõnikord olulisem. Et kuidas on võimalik, et inimene, kes ei ole kuulus, kellel ei ole, kes on tavaline inimene, mida see maine kaotus siis internetis täpselt tähendab? Ja esimene asi on varastatud konto. Miks ma teen kindlasti siin lõpus selle 2-astmelise autentimise õpetuse teile ära, ongi see, et kui teil seda peal ei ole, siis ei ole isegi võib-olla küsimus, et kas teie konto häkitakse, aga pigem millal teie konto häkitakse, on see küsimuse formaat. Ja seega, ja kui teie konto häkitakse, mida siis tegema hakatakse? Siis hakatakse, näiteks võib-olla te olete näinud, et mõni tuttav hakkab järsku pornograafilist materjali oma Facebookis jagama. Viimasel ajal on vähem, vahepeal oli ikka pidev nali see, et keegi tag'is, tavaliselt mõni vanem härrasmees oli mul vähemalt kogemus endal. 3 näidet on mul ja kõik olid vanemad härrasmehed. Ja järsku siis nad hakkavad jagama igasugust seal mingeid noori kenasid tüdrukuid võimalikult väheste riietusega. Ehk siis tegelikult nad olid kas kontoga kuhugi läinud, kus viirus on, see konto oli kuidagi lihtsalt ära neilt näpatud ja kohe, kui pätt selle konto kätte sai, hakkas ta nende kontol postitamagi siis enda reklaammaterjale, mis iganes ta projekt on. Kes postitab nii-öelda neid XXX saite, kes postitab mingeid krüptopettuseid, kes, kui kätte saadakse võib-olla mõni selline profiil, mis on ka visuaalselt väga atraktiivne, siis miks mitte kasutada seda tutvumiskämmides. On täiesti reaalseid näiteid, kuidas ka saadetakse inimese sõpradele kirju, kus püütakse sõpradele, et oi, ma leidsin nii hea investeerimiskoha, et kuule, tahad ka, et ma saan sulle ühe kutse saata, et mul on siin 1 kutse üle. Ja me ei usalda võõrast, aga me usaldame ju inimest, keda me tunneme võib-olla terve elu. Me ei pruugigi teada, et see inimene on konto ära häkitud. Ehk siis jah, et sinu konto läheb koheselt millegiks käiku, võib-olla on seal hoopis vene propat vaja. Et need internetis tumeveebis ja isegi ka avalikus veebis müüakse kontosi väga-väga aktiivselt ja igale kontole leitakse otstarve ja see otstarve on suure tõenäosusega selline, millega sa muidu oma konto puhul nõus ei oleks. Igasuguse ebaadekvaatse sisu jagamine, et olge ettevaatlikud sellega, mida te jagate. Siin kord aastas käib minu meelest Facebookis postitus läbi, et täna on kuu, kus on 3 reedet,
5 reedet, 5 laupäeva, 5 pühapäeva. Selline kuu juhtub ainult korra XX, ma ei tea, korra sajandis või mis iganes. Jaga seda, kui tunned erilisena. Ja siis, kui inimesed jagavad, siis sulle tekib, vaatad, et issand jumal, muidu arvas need tark inimene, aga kas aru ei saa, et selline kuu on tegelikult aastas iga kord, kui on 31 päeva ja hakkab reedega kuu, et kontrollige üle, 7 kuid on iga aasta. Ehk siis selliste postituste jagamine võib jätta teist, ütleme, sõpradele ja kolleegidele veidra mulje. Ehk siis jah. Ja igasugune selline maine, isikliku info lekkimine ja see on nüüd küll, siin oli just see Apotheka andmelekke ja neid andmelekkeid on palju. Et kahjuks on see, et andmelekkega võivad tekkida kaasa probleemid teie mainele. Issand, kas kellegi mäletab, mis seal oli USA-s, oli see veebidatimissait, mis oligi mõeldud eelkõige abielus inimestele ja mis oli väga suure andmepüügi või mitte andmepüügi, see häkiti ära ja avalikustati kõik kontoandmed ja seal oli ikka suur probleem selleks, et inimesed, kes arvasid, et nad olid maksnud veel $10 selle eest, et nende kontoandmed kustutatakse, siis kõik olid internetis avalikult, iga naine võis minna kontrollima, kas mees oli käinud seal saidil chatimas. Muidugi, mis eriti piinlik oli, siis kui need andmed läbi vaadati, siis tuli välja, et saidil väga palju naisterahvaid ei olnud ja tegelikult need olid palgalised töötajad, kes siis meestega chatisid, et kuna iga sõnum maksis mingi raha. See oli suur skandaal. Ma pärast, kui ma hakkan siit otsima, siis ma võin selle ka üles otsida. Ma panen see kirja, seda me saame küsida ChatGPT-lt. Ma näitan, kuidas sellistelt asjadelt. Nii, sorry. Kui märkmeid ei tee, siis mälu ei ole. Et see isikliku samamoodi kui näiteks arsti andmed, et mis on mis meie haigused asjad on, et kahjuks see maine kahju on. Siis muidugi tänapäeval infosõjas, arvestades, kes meie naaber on väga suur oht sattuda kasuliku idioodi rolli. Kasulikuks idioodiks nimetatakse siis nii-öelda inimest, kes enesele teadmatult jagab enda jaoks kahjulikku infot ehk meie mõistes, et kes aitab levida Vene propagandal. Ja võib ka muudel teemadel, aga Vene propa on sellest kõige osalevam. Et pigem tasub iga postituse puhul mõelda ja siin ma noortele alati räägin, et noored üldse propast ei huvitu. Noored ei loe pikemaid tekste ka, kui on 255 tähemärki või mis iganes. Aga nad armastavad igasuguseid naljakaid meeme. Ja nüüd just oli siin Ekspressis artikkel, kus oli toodudki, et kuidas venelased tootsid mingi sadu ja sadu meeme Europarlamendi valimiste ajaks, mida nad siis interneti laiali puistasid. Ja siis noored ju neid naljakaid meeme ikka jagavad aru saamata, et mida nad teevad ja et kes seda meemi tahab levitada. Nii. Ja muidugi on alati oht mainele on ka see, et kui sa satud trollide sihtmärgiks, et sinu kohta hakatakse looma valeinfot, kaevatakse välja ja oodake, ma vaatan, siit seda raamatut ma ei pannud slaidile, on selline raamat nagu Putini trollid. See on kirjutanud Jessica Arro ja temal on põhimõtteliselt, ta alustab seda, kuidas ta pidi ise Soomest mingiks ajaks jalga laskma, kuna ta sattus nii trollide rünnaku ohvriks, et ta tundis ennast ebaturvaliselt Soomes, mis on üks turvalisemaid kohti, ma ütleksin kõigi näitajate järgi. Nii, ehk siis jah, et selline, et sa võid täiesti tahtmatult sattuda, et mul endal on õnneks mitte väga suurelt, aga vahepeal on ka trollid kallal, et see on tüütu. Nii, aga tervis on oluline vara, aga kahjuks ka sellele ta kiputakse ka ja ma ei räägi üldse sellest, et istud liiga kaua arvuti taga ja liigesed enam ei tööta ja natuke kehakaal kasvab. Need on muud mured, need ei ole küberturvalisusega seotud. Aga üks asi on võltsravimid ja ma tegelikult tahangi neile näidata võltsravimi lihtsalt mitte reklaami, nii-öelda veebilehti, just mitte seetõttu, et oleks jube kõige kavalamalt tehtud, aga seal kasutatakse kõiki taktikaid koos. Ma loodan, et ei ole mul YouTube'i kanalis seda videot veel vaadanud, sest seal ma tegin ühe pika video ka selle ravimipettusega. Ma ise ka ajasin juttu selle noormehega, kes selle ravimit juurtas maha pähe müüa. Aga praegu ma räägin lühidalt, anyway, kes on ka vaadanud. Siis on muidugi, mille üle perearstid ja kõik on väga hädas, on see doktor Google ja nüüd hakkab tulema ka doktor ChatGPT. Et
paratamatult, kuna arstide ajad on pikad, me kõik teame, et arsti juurde ei ole võimalik aega saada normaalse ajaga Eestis. Noh, mitte kuskil maailmas ei ole, kui ei ole eraarst, kus maksad ennast lolliks. Ja siis paratamatult see on täiesti inimlik, et sa lähed kuhugi ja küsid abi. Ja see doktor Google ja doktor ChatGPT kahjuks teevad mõnikord rohkem kahju kui kasu. Ja seega ärge, ma ütlengi, et noh, kui on see, et kuidas ravida nohu, et seal võib alati katsetada, et ravid on ainult nädal, ei ravi on 7 päeva, nii et noh. Aga kui on midagi tõsisemat, siis ärge hakka, noh, te võite otsida, aga pange koheselt ka arstiaeg, sest see doktor Google ja doktor neil ei ole ikkagi meditsiinikraad sellisel tasemel. Ja doktor Google on viimasel ajal läinud väga palju prahti täis ja seal kipub valeinfo tulema enne tõest infot. Siis see valeinfo mõju laiemalt, näiteks meil tulevad tagasi vaikselt haigused nagu leetrid ja muud, mis meil juba aastakümneid olid ära. Aga just tänu sellele valeinfole ja kõigele, mis internetis levib, inimesed enam ei vaktsineeri ja nii meile tulevad tagasi haigused, mida tegelikult ei peaks tagasi laskma, aga kahjuks tulevad, midagi pole teha. Ja no siis igasuguselt võlts tervisekurud, et nagu ma ütlesin, et küsige, kes inimene on ja näiteks see, et guugeldage inimest, et kas tal on põhjust üldse tervisealast nõu anda. Et siin COVID-i ajal ma läksin raksu ühe inimesega, kes ka väga palju meditsiinilist ja talle meeldis ka seal teadlaseks ennast nimetada. Pärast tuli välja, et tema teadussaavutus oli magistritöö kirjutamine rediste teemal. Ehk siis tegelikult tal ei olnud nagu seda tausta, et rääkida tervisest. Et olge, noh, et internetis võib igaüks kuru olla ja seal on veel teine nipp, mida ma kohe selle veebilehega näitan. Ja muidugi vaimne tervis. Interneti mõju meie vaimsele tervisele hästi. Ma tunnen ise ka, sest esiteks internetis on pigem negatiivsed uudised. Keegi ei vitsi kirjutada, kuidas kõik on hästi, kõik on tavapärane. Kirjutatakse siis, kui keegi ründas, kuskil on sõda, keegi sai surma. Noh, kõik on tunne ja teine on see, et kui me läheme sotsiaalmeediasse, näiteks Facebooki, siis Facebooki algoritmid, mis valivad, sest kui me ajajoont kerime, siis me ei näe seal ju kõike infot. Facebook võtab kõik lehed, kõik, mida meie sõbrad laikinud on, kõik, mida meie laikinud oleme, kõik, mida reklaamiandjad pakuvad. Ja siis ta teeb seal väikese murdosa valikust ja ta teeb valiku selle järgi, mitte mis meile kasulik oleks, mis meid targemaks teeks, vaid ta teeb selle järgi valiku, mis meid kõige kauem nende saidil kinni hoiab. Ja uuringud on näidanud, et kõige kauem hoiab inimesi kinni see, kui on tugevad emotsioonid. Ükskõik, kas on hirm, kas on viha või ka suur rõõm, aga suurt rõõm on raske ausalt öeldes tekitada läbi virtuaalsete kanalite. Viha ja hirm on palju lihtsam. Ja seetõttu valitakse meile ka meie uudisvoogu kogu aeg asju, mis ei mõju meie vaimsele tervisele absoluutselt hästi. Ja no muidugi ka vabadused, mis on tegelikult võib-olla ei peaks olema viimased, aga last but not least, nagu öeldakse. Ja kui me räägime alguses isiklikul tasemel jättes võib-olla kõige suurema probleemi lõppu, siis esiteks privaatsus. Kas meil on õigus privaatsusele? Sest internet on võtnud ära meilt selle privaatsuse, mida me võib-olla nautisime enne internetti. Et isegi kui ma ise midagi ei postita, aga kui keegi teine minust postitab, kui keegi teine minust kirjutab, kui ma olen kuskil, samamoodi ma käin tänaval, tänav on täis kaameraid, näotuvastus, kogu see privaatsus, samuti isegi ma ju lähen apteeki. Mina, see ei ole internetis, ma lähen siinsamas oma kodupoodi, lähen apteegi ja annan oma retsepti, olgu, juba näete, digiretsept. Ja apteek annab mulle mis iganes piinlikku rohu mul vaja on ja siis keegi häkib selle apteegi andmebaasi ära. Mina ju ei jätnud seda digijälge, aga juba võetakse ära privaatsus nii, et mul pole kontrolli. Muidugi Eestis ja Euroopa Liidus on olukord parem, kui on välismaal. Selleks, et välismaal on olukord ikka väga, eriti USA-s. Seal ei ole need andmekaitsereeglid ja need nii tugevad ja seal on sõltuvus. Et tegelikult me oleme sellest infost sõltuvad. Me oleme sõltuvad Facebookist, oma nutitelefonidest, sellest kõigest. Ja mida sõltuvam on midagi olema, siis tegelikult seda vähem on meil vabadusi. Et
vahepeal tasub teha nutivaba aega või isegi internetivaba aega. Näiteks nutivaba mul on endal väga palju raamatuid on mul tahvlis, et ma ei viitsi, paberraamatuid on tüütu. Noh, jah, neid on ka, aga tahvlis. Aga siis ma panen lihtsalt interneti kinni, olengi. Ja on täitsa identiteedivargus, sest meil on ju õigus olla meie ise. Aga mida me teeme, kui järsku üks päev sõbrad ütlevad, et kuule, mingi sinu konto, sinu pildiga, sinu nimega saadab meile usinalt sõbrakutseid. Kõik profiilil on täpselt kirjas nagu sinul, sama kool, sama asi ja saadab sõbrakutseid. Ja kas meil on õigus ikkagi, kuidas me oma identiteeti kaitseme? Sest mida me teeme? Lähme ütleme Eesti politseile. Eesti politseil ei ole kontrolli eriti Facebookile. Raporteerime Facebooki. Ma võin öelda, et siis te peate leidma vähemalt 20 sõpra, kes ka raporteeriks, sest ühe raporti peale ei tee Facebook enam mitte midagi. Ja isegi kui 20-30 inimest raporteerivad, see konto võib-olla on seal nädalaid, kuid ja mõnikord kahjuks võib ta seal pikemalt olla. Ehk siis jah, et vabadus olla me ise ja manipulatsioon, eriti näiteks see armupettuste manipulatsioon on tegelikult hirmus. Mul just ühel koolitusel Naiskodukaitses üks osaleja rääkis, kus ta ema on hakanud suhtlema armupetturiga ja see on nii ära tinistanud ema, et lapsed üritavad selgitada, et kuule, see on pettur. Nad on üritanud näidata, et näed, et see ei ole selle nimega. No, kõik selline basic taustakontroll ja kõik. Aga ema ei usu. Ema usub, et tal on nüüd leitud uus suur armastus ja siis see pettur ongi, et noh, su lapsed on kadedad ala, et nad ei taha, et sul oleks keegi, nad kardavad pärandusest, noh, mis iganes ta ütleb. Ja ema ongi nii ära tinistatud, et ma ei ütleks, et see naine on vaba enam oma otsustes. Ta on täiesti petturi kontrolli all, kes seda nagu seda nukukest seal käib. Ja muidugi igasugune küberkiusamine. Sest kõige kurvem on see, et kui sa satud mingi võib-olla vanematel inimestel on see vähem, noorematel on rohkem see mure, aga üldiselt on ju nii, et kui sina satud kiusamise ohvriks, siis reaalsus on see, et see, keda kiusatakse, peab enda profiili ära peitma, madalat profiili hoidma ja kõike muud. Väga keeruline on teda kaitsta inforuumis. Aga kuidas on õiglane? Mind kiusatakse ja siis mina pean nii-öelda oma virtuaalsest elust loobuma. Need on kurvad teemad, aga muidugi põhjus, miks ma üldse doktoritööd otsustasin sellel teemal ka minna, on tegelikult see, et ühiskondlikul tasemel on see, mis on ohus, on demokraatia. Et ma ei ole kindel, et demokraatia, mis peaks olema rahvavõim, demokraatia, mis peaks põhinema avalikul debatil ja kõigel muul, siis et see demokraatia püsima jääb pikemalt. Ja ma ei ole ainuke, näiteks ma soovitan, kui teile meeldib lugeda. Oh, kui tore, mul on täna auditoorium, kellele võib raamatuid soovitada, sest ma tean, et kooliõpilaste seas ma ka soovitan, aga see on nagu hüüdja hääl kõrbes, et keegi ei kuula niikuinii. Aga oota, ma panen korraks suuremalt, siis te näete ka paremini. On selline raamat nagu Yuval Noah Harari, see alles ilmus oktoobrikuus eestikeelsena Nexus. Infovõrgustike lühiajalugu kiviajast kuni tehisaruni. Ja see räägib nii hästi, kuidas kogu see suhtlus ja inimsuhtlus ja kommunikatsioon, kuidas ta on läbi erinevate maailmakordadega läinud. Ja näiteks miks suuremahuline demokraatia ei olnud võimalik enne 20. sajandit, kui tekkis see massikommunikatsioon, et näiteks Roomas ja Ateenas linnriikide tasemel demokraatia võis ju varem toimida, aga selle suurriigi tasemel ta ei saanudki enne toimida, kui meil olid kommunikatsioonivahendid. Ja ausalt öeldes jah, et väga-väga hea raamat, ma soovitan, ma ütlengi, et lugege ise ja siis kinkige oma parimale sõbrale, sõbrannale jõulukingiks, minu meelest ideaalne, 2 in 1. Või mingi raamatu kokku, kuigi ma kardan, et need hetkel on seal otsas või polegi veel jõudnud. Ja siis teine on Anne Applebaumi Demokraatia videvik, mis on ka väga hästi kirjutatud. Ja just see, et miks järjest rohkem kipuvad maailmas riigid uuesti autoritaarsuse poole. Ehk siis jah, et ma soovitan lugeda, sest ma ei ole kindel, et demokraatia on mõeldud selleks, et toimida algoritmide juhitud maailmas, kus valeinfo levik on kiirem, kus avalik debatt on muutunud, polariseerunud nagu mullikesteks, kus me oskame ainult üksteisega kakelda, me ei oska enam diskuteerida.
et nii kurb see on, aga noh, aga ma ei ole lootust kandnud, kui ma oleks lootuse maha matnud, siis ma ei püüaks seda doktoritöö artikli ja noh, ma ei viitsiks nii palju pingutada. Ma usun, et midagi annab veel teha, aga me kõik peame pingutama. Nii, aga ja mulle väga meeldib see, kuidas Lennar Meri kunagi, tal on nii palju häid tsitaate, on ju, et inimene toimub edukalt ainult niisuguses keskkonnas, mille põhjuslikke seoseid ta mõistab või arvab mõistvat. Ja ma ei ole enam kindel, et see muidugi viimane osa lauses, sest see on öeldud tunduvalt enne, kui see infokaos meid üle uputas, et arvab mõistvat. Kas piisab sellest, et me arvame mõistvat, kuidas maailm toimib? Et kui me arvame, et see krüptoskämm on, me arvame, et see terviseleht on ikkagi, me peame ikkagi mõistma. Ja ma näitan ka globaalselt, siin on üks raport, see on siis Davose majandusfoorumist, mis uuritakse 1500 akadeemikut, tippjuhti üle maailma ja igasugused ametnikud ja kõik, et mis on suured probleemid. Ja see on nüüd selle aasta jaanuaris avaldatud raport ja kui te näete, siis valeinfo ja kõik sellega seosnev on lühiajalises perspektiivis tundub meie suurim probleem number 1. Jah, 10 aasta perspektiivis on kliimamured suuremad, aga see valeinfo takistab meil näiteks ka kliimamuredega tegelemist, see takistab meil vaktsineerimist, see takistab meid igal pool. Ja kui me mõtleme, et kas me mõistame, kuidas maailm toimib, siis on üks väga väike pilt sellest raportist ühest leheküljest. Et siin ta näitab, kuidas asjad on üksteisega seotud, kuidas tehisintellekt mõjutab valeinfo levikut, samuti see on see polariseerumist, see läheb uuesti juba terrorismiks üle. Kõik on kõigega seotud, aga seda mõista on väga raske isegi siis, kui sa seda akadeemiliselt uurid, kui sa seda teed igapäevaselt, et tavainimesel on neid seoseid juba peaaegu võimatu hoomata. Et see ongi selle maailma viga. Aga räägime nüüd natukene reaalsetest asjadest ka. Nii, nüüd ma näitangi teile seda imelist lehte, mida ma juba korraks vist siia ette panin ja ma panen ennast, vabandage, väikeselt nurka. Miks ma seda näitan, ongi see, et ta lihtsalt on nii hea näide ja ta on praegu veel online. Selles suhtes, kes tahab, võib minna täiesti kontrollida. Mina sattusin siia imelisele veebilehele läbi YouTube'i reklaami ja põhimõtteliselt see on näide, kuidas kasutatakse. Esiteks üritatakse alasti luua mulje, et tegu on nii-öelda ametliku ajakirjandusväljaandega. Neil ei ole see väga hästi õnnestunud, võib-olla targem oleks pannud pealkirjaks Tervis pluss või midagi, aga eks see tegija asub võib-olla teisel siit 2000 kilomeetri kaugusel ja üritas automatiseerida, siis ma leidsin sarnaseid lehti ka teistes keeltes. Aga mis nüüd kõige hullem on see, et esiteks lubatakse, et vererõhk ei tõuse ja 9 ravimatut haigust kaovad, et valetada tuleb suurelt. Aga mis on siin lehel hästi-hästi nõme on see, et siin on kasutatud doktor Viigimaa pilti. Ja kui ma seda videot tegin, võite pärast otsida kanalist üles, kui huvi pakub, siis ma otsisin välja, et tegelikult ta oli selle teemaga hädas aastal 2020 juba. Ehk see on kestnud 4 aastat, et tema pilti kasutavad petturid ja miks kasutatakse ilmselgelt tema pilt tekitab usaldust ja müüb. Sest kui see oleks päriselt, ta soovitaks seda, siis me usaldaks seda. Aga kuidas me internetis teame, millal ta päriselt usaldab ja millal mitte? Ja siin ongi väga oluline aru saada, et kui te näete mõnda asja internetis, kus kas on mõni doktor, näiteks doktor Karmen Joller oli samamoodi hädas sellise identiteedivargusega, siis ma mingi hetk käisin raadios rääkimas just sellest, kui oli see Anu Välba ja kes need veel olid. Anyway, siin oli unikesti neid tuntud tegelasi, kasutati mingi finantspettuskeemiga, mida sulle ei taheta räägita, Anu Välba jagab saladusi, et kuidas mingi raha investeerida. Ja kõige kurvem on see, et inimesed uskusid, sest nad usuvad Välbat. See on usaldad, tõesti loogiline, aga nad ei saanud aru, et tegelikult Välba ei olnud midagi öelnud sellist. Et petturid olid lihtsalt video osavalt kokku monteerinud, seal ei olnud isegi minu meelest veel deepfake'i kasutatud. Ja läbi selle lihtsalt petetigi inimesed ära. Ehk siis see, et kuskil lehel mingi pilt on, midagi ütleb, ma võin, mis iganes, ma võin oma kodulehele, mul on dianapaudel.ee koduleht, ma ei saa esilehel panna Donald Trumpi ja Rooma paavsti, kes mõlemad kiidavad, kui tubli inimene ma olen, on ju. Mis sest, et me reaalselt ei ole kohtunud ja suure tõenäosusega nemad mind ei kiidaks, kuna meil võib-olla maailmavaateline erinevus on teatav, aga internet kannatab kõike.
mina ei saa seda teha, sest olgem ausad, kui ma sellist trikki kasutaks, oleks minu maine igasugune Eesti mõistes läinud. Aga kuna need petturid asuvad kas Nigeerias, kas nad asuvad Indias, kas nad asuvad kuskil kaugel, me ei teagi, kes nad on, siis nemad võivad siia kõike panna. Ja sellepärast ongi, mis siin on. Siis on see, et 120 aastat ilma tablettideta. Õppi selles suhtes, et kui selline asi tuleb, siis alati guugeldage. Minul tekkis kohe huvi, et kui palju inimesi on üldse maailmas elanud üle 120 aastaseks. Tuli välja, et üks prantsuse naine on elanud. Et sellised faktid, et kui juba mingi üks jabur fakt on sees, siis üldiselt peaksid kõik punased tulukesed teil peas põlema minema ja karjuma, et tegu on pettusega. No siis on siin, see on muidugi. Kui te mõtlete loogiliselt, nemad väidavad, et see on kolesterool, mis on veresoontes. Ütlege ette, kui sellised mummud on mööda veresooni. Ma guugeldasin, see oli mingi imelik toit vist. Ja mida veel tehakse, on see, et põimitakse valet ja tõde hästi osavalt kokku. Siin on mingi teaduslik pilt, mille puhul ma olen täiesti kindel, et see on võetud kuskilt meditsiiniga seotud ja tõesti võib olla korrektne pilt. I have no idea, mis see on, aga see kõik ümber, mis on pantud, on lihtsalt nende enda euro. Ehk siis jah, ja siin on, mis ma veel, olgu, see on, kui te näete mingit pilti, siis ma soovitan teha selline asi, kui te panete pildi ja ava pilt uuel vahelehel. Vajutasin hiire parema klahviga ja siis avanes selline menüü ja siis on ava pilt uuel vahelehel ja siis saate teda kerida suuremaks. Ja see on siis petturid väidavad, et see on Diana Kikas, kes on 81 aastane ja kes elab Otepääl. Ja siis vaadake seda pilti. Ilmselgelt on Otepääl meil levinud sellised aknad meie talvepealinnas on ju. Mõelge selle kohviku küttearvete peale. Suurepärased. Ja kui siin natuke veel suuremaks teha, siis siit läheb uduseks, aga üldiselt siia maja peale taga on kirjutatud Supermercado. Levinud poetüüp Otepääl. Ehk siis õppige panema tähele selliseid väikeseid märke ja detaile, sest see on kehvasti tehtud pettus. Siit on lihtsalt hea õppematerjali võtta. Aga need võivad ollagi nii, et on üks tükk. Mis siin veel on huvitavat, mida kasutatakse? Issand, vaadake, kui palju jama on siia kirjutatud. Aga veel üks asi, mida hästi palju kasutatakse, on see, et kohe hakkab otsa saama. Seda kasutavad ka kusjuures täiesti ausad lehed. Mulle käivad nii närvida ja ma olen jätnud paar asja ostmata lihtsalt seetõttu, et mulle vihkan manipulatsiooni. Aga põhimõtteliselt nemad väidavad, et ainult 12 tükki on jäänud. Ainuke asi on see, et tehniliselt ma saan veebilehel kõike teha. Näete, ma panen korraks veebilehel üles, ma refreshin seda veebilehte ja ma taastasin laoseisu 35 peale. Magic. Ja siis ta hakkab uuesti ilusasti alla minema ja ta lihtsalt on pantud ajaga. See, kui kuskil veebilehel on kirjas, et asju on jäänud alles 1, 2 või 5 tükki, siis enamikel kordadel ei vasta see tõele. Aga Cialdini oma raamatus mõjustamise psühholoogia räägib ka, et inimesed reageerivad siis, kui on nappus. Ja võib-olla see on eriti need, kes ma mäletan ise, ma olin üsna noor, kui Nõukogude Liit lõppes, aga algklassides elasin Pärnus ja seal oli lähedal see pood Viiburi. Ja ma mäletan, kui mingi järjekord tekkis, siis paaniliselt mul ka vanaema ja kõik, siis see läks nagu kulutulena järjekord, mida kantakse, nappus on ju. Aga tänapäeval ei ole nappust. Tänapäeval tuleb seda kunstlikult tekitada. Veel üks asi, ärge usaldage seda, kui internetis on mingi loosiratas või asi, sest taaskord tehniliselt väga lihtne teha. Näete, ma panen ta keerutama ja siis ma võin teile öelda, et ta nüüd aeglustub, hakkab peatuma 20 peale ja siis põrkub tagasi 50 peale. Magic. Kas ma ei ole ettenägemisvõimega? Nüüd näete, palju õnne, saan selle jama. Aga jah, seda, mis juhtub, kui siia oma numbri jätta, seda võite vaadata mu videost. See ei ole nii oluline. Aga mis oluline on see, et siin all on veel soovitajad ja seda kasutatakse internetis ka e-poodide kõige puhul. Neid soovitajaid ei eksisteeri. Samuti ma võin öelda, et videos on mul hoopis teised kuupäevad nendel, sest iga öösel nad panevad uue kuupäeva automaatselt. See on lihtsalt tänane kuupäev miinus mingid asju. Ehk siis see, et kui sa näed, et kuskil lehel on keegi soovitab, keegi kirjutanud review, keegi kirjutanud midagi, siis see üldiselt ei eksisteeri.
Ehk siis kahjuks nii on, ma tean, see on kurb, et aga jah. Teine, mis on väga tore leht, kuigi nad ei ole nüüd pannud, aga mis mulle meeldib, on pettused.ee. Et siin nad saate ka, ma panen need lingid pärast kõik siia videosse, aga võib-olla ma teen seda homme, sest kui ma pean nüüd järgmise webinari ka tegema, siis ma kardan, et peale seda ma ei taha enam arvutit näha täna. Aga homme õhtuks on need lingid olemas. Aga näiteks Tervisekassa nimel õngitsetakse isikuandmeid ja levitatakse pahavara. Teile tuleb e-kiri, kus on kirjas Eesti Tervisekassa. Taotluse kinnitus, et saatja aadressid annab petta. Samamoodi on oluline aru saada, et ka telefoninumbrit annab kloonida. Selleks, et ma olin just 6 aega tagasi olin hädas sellega, et mul tuli järjest inimesi helistavad, te olete mulle helistanud. Tegelikult ma ei olnud kellelegi helistanud, aga mingid pätid kasutasid minu numbrit ja siis inimesed helistasid mulle tagasi, arvates, et mina olen helistanud. Samamoodi, kui ma selle äpust müügimehega seal ravimitest rääkisin, siis ma küsisin poisilt või noormehelt või kes iganes ta on, kas sa helistad mulle võltsitud telefonilt? Ei ju helista. Siis küsin, et helistan tagasi, on sinu number? Ei, ma ei tea, helistan internetis. Ilusas eesti keeles oli meil vestlus. Ja muidugi, kui ma tagasi helistasin, võttis täiesti võõras inimene, kes ei teadnud midagi mingitest imelistest südamerohtudest, mis ravimatuid haigusi ravivad. Aga ja, ehk siis saatja aadress ei e-postis, ei telefonis, see kõik on võltsitav. Nii, ja kohe, kui on mingi fail kaasas, siis oota, kas ma saan selle suuremaks teha. Ja näete, tegelikult ei ole hea vajutada nõustun, seks, et ma tavaliselt tahan lugeda lähemalt, aga hoiame teie aega kokku küpsiste osas, et nõustun. Pärast korjame küpsised veebibrauserist ära, see on aus värk. Aga ärge tehke neid faile lahti. Ärge tehke enne, kui te kontrollite. Ja oota, ma mõtlen, kus oli VirusTotal, on vist VirusTotal. On olemas selline veebileht, issand jumal, see tuleb ka siia, ma kirjutan seda, sest VirusTotal. Et selle ma panen ka siia linkidesse, kuhu te saate vajadusel vedada või panna selle faili enne avamist, et kontrollida, ega ta ei ole viirusega. Mõned aastad tagasi tuli ka Maksuametilt kiri kevadel, see oli vist aprill, mai, millal see tulumaksu viimane tähtaeg on. Anyway, ja siis tuli ilus kiri Eesti Maksuametilt. Lugupeetud Diana Paudel, selgus, et oleme teilt arvestanud liiga palju tulumaksu. Soovime teile tagastada, me näete 290, mis iganes. Noh, kellele ei meeldiks, muidugi andke mulle mu tulumaksu tagasi, et minu meelest riik võtab alati liiga palju makse, on ju. Aga tegelikult siis oligi see, et oligi pettus, et mine ja seal üritati krediitkaarti andmeid. Ehk see, et keegi kuskil kirjutab, siis alati kontrollida üle. Kusjuures telefonikõne puhul ka, kui tuleb kõne, tere, ma olen politseist, tere, ma olen pangast, mis iganes teie kontolt tehakse praegu kahtlaseid ülekandeid, siis öelge, okei, ma helistan teile kohe tagasi, andke sellel numbril. Kui ta hakkab kätega vehkima või ütleme, te kuulete, kuidas ta läbi telefoni kätega vehib, et te ei taha, et te samal numbril tagasi helistate. See on juba esimene märk. Muidugi veel julgem on see, et öelda, et olgu, et öelge oma nimi. Ma helistan panga üldnumbrile ja palun ühendada. Ükski pangatöötaja, ükski politseinik ei pahanda, kui te küsitegi teilt nime ja ütlete, et ma helistan üldnumbrile tagasi ja palun ühendada. Nad pigem hakkavad rääkima teist kui tublist inimesest, keda nad nägid ja nad on väga õnnelikud. Aga petturitele selline plaan ei sobi. Aga ja, nii, vaatame, mis siin veel on. Kohtukutsed, seda on mulle endale tulnud nii palju, et võtta. Äkki ma saan niimoodi avada paremini. Avapilt uuel vahelehel. Nii, põhimõtteliselt siin on tavaliselt, kui te vaatate, saatja on mingi Alessio Parka, et nad ei viitsi isegi vaeva näha. Ma ütlen, et kui nad saavad niimoodi inimesi petta, siis kui teha korralikult. Ja põhimõtteliselt siin ongi see, et sa oled, sinu arvutist on avastatud pornograafilist sisu ja nüüd tuleb kohtusse minna. Et sellega õngitsetakse siis eelkõige inimesi, kellel võibki olla midagi kahtlast arvutis ja kes satuvad kergesti paanikasse. Inimene, kellel pole elu sees ühtegi lapsporno ega pornograafilist sisu arvutis olnud, suure tõenäosusega vaatab ja saab kohe aru, et on pettus.
aga kellel südametunnistus on veidike must, läheb. No siis on samuti see, et on igasugused oota, sorry, see lehel on natikene arenguruumi, aga okei, saame hakkama. Seda on, kusjuures ma olen kuulnud seda Tele2-lt, ma olen kuulnud seda Elisalt, ma olen näinud Selveri nime nii-öelda, et kui mingi Eesti firmal, no viimane kord ma nägin seda, et Selver pakub sulle mingit tööd 400 eurot päevas, 4 tunni töö eest, uskuge mind, Selver ei paku Eestis tööd 4 tundi 400 eurot. Aga neid on hästi palju, sest kui minna ka vaadata näiteks Krossi toidukaubad või Tallinna lennujaam kontosi Facebookis, siis neid on seal palju. Ehk pätid kasutavad neid tuntud brände ja üritavadki kas panna mingis loosis osalema. Näete, siin on hästi kavalalt tehtud, kui tavaline aadress on coop.ee, siis nemad on pannud coop-ee.com, ehk siis need pätid on rohkem ettevalmistunud asjaga, kui on võib-olla mõni teine. Ja siin on näha, et nad on teinud Facebooki lehe, ehk siis kui teil tekib kiusatus osaleda auhinnaloostes asjades, ärge kontrollige kõigepealt järgi, kas on päris auhinnaloos. Sest ma võin teile pärast näidata, mida saab teha teie maine kahjustamiseks, kui te kuskil olete loosis, kus on pätt. Nii, siis mis siin veel põnevat on? No Facebooki vestluste kaupa, okei. Et vestluste kaupa, aga pluss ka see, et näiteks tuleb teile kiri. Teie Facebookis on kahtlane tegevus, klikkige siia, logige sisse ja kontrollige üle, on ju. Ja teil on, oota, mis? Klikin kirjas olevale lingile ja see viib täpselt samasugusele lehele, nagu siin Facebook välja näeb, on ju. Aga tegelikult võib-olla ta on ka mingi facebook.com.umbapumba. Noh, midagi on seal domeeni nimes valesti, et ta ei ole päris see õige aadress. Ja te panete oma kasutajatunnuse ja parooli sinna korraks sisse. Ja siis ta viskab korraks nagu refreshi, nagu ei oleks läinud. No, järelikult panite parooli valesti sisse, ikka juhtub. Pääte teist korda saate ilusasti sisse, aga tegelikult ei saa aru, et esimene kord võltslehel salvestati teie kasutajatunnus ja teie parool ära. Ja siis mindi ja põhimõtteliselt häkitakse teie konto ära. Ehk siis kusjuures mul on küsimus ka, et ma vaatan, et siin on kuulajaid, võib-olla osad, kes ei ole ka reganud. Siin video all, ükskõik, kas te vaatate praegu Facebookis või YouTube'is, on üks regamislink. Et kui te tahate, ma saadan tegelikult kõigile reganud kuulajatele peale homme, taaskord homme, slaidid ja samuti ma saadan teile oma e-raamatuse turvaline internet. Seal on see paroolide ja asjade teema lahti kirjutatud. Ma ei hakka praegu siin aega raiskame, kui te ei tea, kuidas need paroolid asjad peaks olema, siis saate sealt raamatust lugeda, et saadan teile PDF ja e-paabi kujuga, aga jah, palun pange täna praegu või peale webinari selles Google Formsis kirja, et registreeritud olete, sest muidu ma ei tea, kuhu saata, ma ju ei näe, kes mul siin on. Nii, aga jaa, see pettused leht on ka väga hea ja väga hea näidismaterjal, tasub vaadata. Ja kui teid muretsema paneb see demokraatia pool, siis see sait on ka väga-väga hea, see on Kaitseliidu vabatahtlikud, siin on väga punt taga, et nemad tegelevad siis eelkõige igasuguse propajuhtumite analüüsi ja ka natuke harimisega, et propastop.org, et siin on, et saab lihvida oma allikaotsingu otsisud, suletud sõjakanalid, väga palju põnevat. Ja mis mulle meeldib, neil on ka kõik see sisu on tegelikult vene keeles, et kui ütleme ausalt, et kui mõni, kes ei saa eesti keelest aru, ta saab ikkagi selle vajaliku info endale kätte. Nii, aga olgu, issand, aeg läheb lennates, ma nüüd pean kähku tempot tõstma. Tõstame tempot. Nii, reaalsed olukorrad on üle näidatud, vaatame, mis nüüd järgmisena juhtub. Nii, okei. Ja kui teid huvitavad need mõjustamistehnikad ja kuidas kasutatakse internetis, siis minu kanalil on olemas selline video nagu mõjustamise psühholoogia, mille ma tegin kunagi gümnaasiumi kursuse raames. Seal ma käin üle kõik seal tiimi need printsiibid, mida ta raamatus toob ja toon näiteid, kuidas neid internetis kasutatakse. Kindlasti, kui teile meeldib lugeda, lugege läbi seal tiimi mõjustamise psühholoogia ja siis selle pettuse kohta on mul kohe pikem video siin imerohi, mis aitab igavesti elada, et võite seda mingi hetk piiluda, see jääb, pole kiiret, aga kui on huvi.
Nii, aga nüüd lähme selle osa pärast, milleks te niikuinii tulite siia ChatGPT-ga, on ju? Et kes ikka tahab pettust kuul. Nii, aga räägime siis paar põhiasja ära, enne kui ChatGPT lavale laseme. Esimene asi, ja ma panen seda teksti äkki nüüd suuremaks, ma loodan, et ma ise ei jää teksti peale. Esiteks, ChatGPT on keelemudel ja ma palusin tal endal, kuidas ta selgitaks inimestele, kes ei ole väga, ütleme, tehnoloogiliselt detailidesse ei taha minna, mida see tähendab. Ja siin ta ütlebki, et ChatGPT analüüsib keelt ja loob vastuseid selle põhjal, kuidas sõnad ja laused keeles tavaliselt koos esinevad. See ei mõtle nagu inimene ega kasuta matemaatilist loogikat, vaid põhineb tekstimustritel, mida ta on õppinud tohutul hulgal tekstidest. Ehk ärge palun eeldage ChatGPT loogilist mõtlemist, ta lihtsalt paneb kokku tekstiliselt kõige loogilisema teksti, mida peaks teie küsimusele vastama, olles läbi lugenud enam-vähem kõik maailma raamatud. Aga ka ta ei oska ja ta ei tee vahet, kas on hea raamat, kas on halb raamat, kas on nii-öelda ajalugu muutev raamat olnud või on see mingi mõttetu tükk. Siia siin on. Ja miks see on oluline? Oota, ma peidan ennast korraks ära, ma toon kohe tagasi. Nii, et selle tulemusel et ta võib kirjutada ladusat ja asjakohast teksti, kuid ei pruugi alati teha loogiliselt korrektseid järeldusi, eriti kui teema on keeruline, vajab spetsiifilisi teadmisi. Vaadake, kui ilust, ausalt ise räägib ära, mis ta puudused on, sest see on kõik ta enda kirjutatud mulle täna. Nii, mis veel on oluline, on see, et on närvivõrkudel põhinev tehnoloogia. Ehk siis, mida see tähendab? Ta üritab töödelda nagu aju töötleb. Te teate, et meil ajus on sellised omavahel seosed ja siis läbi selle toimub kogu meie selline infootsing ja mõtlemisprotsess. Aga ta suudab analüüsida ja luua neid seoseid. Samas ta ei ole ikkagi, ta ei ole inimene, tal on teistmoodi see kogu. Tavakasutaja jaoks tähendab, et ta suudab pakkuda väga uhkeid vastuseid, ta suudab rääkida ükskõik mis teemal. Selles suhtes ta on hämmastav. Et sa võid rääkida reisist, siis sa võid rääkida ka, ma ei tea, tuumafüüsikast ja siis sa võid rääkida, paluda selgitada tal asju, nagu sa oleksid esimese klassi laps. Ta saab kõigega hakkama. Aga ta ei saa aru, kui see ei anna konteksti ehk tausta, siis tema ei tea, mis taust on. See on üks viga, mida väga paljud teevad, kes kasutavad korraks ChatGPT, ütleb, ta andis veidra vastuse. Järelikult sinu küsimus küsitakse tavaliselt teises kontekstis rohkem ja kui sa ei selgita, mis olukorras sa oled, et sa seda küsimust küsid, siis ei tule. Ja siis, nüüd ma panen ennast. Põhimõtteliselt loen ette, küsisin ChatGPT-l, miks karudele meeldib karukella süüa kevadel. Ja selle peale ChatGPT vastas mulle, karudele meeldib karukella, siin nad millegipärast nimetas seal nõmmliivatee, süüa kevadel, sest see taim on sel ajal mahlane ja toitev. Pärast pikka talveund vajavad karud energiarikast toitu, et blablabla. Ehk siis nagu teile tundub, et karud söövad kõik karud söövad kõik karukella, aga nüüd ma vormistasin järgmise küsimuse veidike teistmoodi ja küsisin, kas karud päriselt söövad karukella. Ja siis ta võttis pikema mõttepausi, et enda üle reflekteerida. Mul on muidugi tasuline mudel, mis võib-olla natukene rohkem siin reflekteerib ka. Ja siis ta vabandab, et on ebatäpsuse pärast ja jõuab ise ka järeldusele, et karukell on ikkagi mürgine taim, mida karud arvatavasti ei söö. Aga kuna ma vormistasin esimese küsimuse nii, et ta peab leidma põhjusi, mitte kontrollima, siis tema ei hakka sinu esialgset fakti kontrollima. Et selles osas sa pead väga täpselt promptima. Ja samuti on see, et suurandmetel põhinev, et ta on põhimõtteliselt, tal on sisse söödetud kõik raamatud, tekstid, ajalehed, foorumi postitused. Praegu ongi suur müdistamine käib selle üle, et kas meie Facebooki postitusi võib kasutada ChatGPT koolitamiseks, kas meie tehtud pilte võib kasutada meie pildiroboti treenimiseks. Praegu on läinud andmete peale väga hulluks. Aga ChatGPT-l on see, et ta on lihtsalt tekstid läbi analüüsinud, vaadanud, kuidas inimesed tavaliselt mingis olukorras vastavad või kirjutavad ja siis ta meile annab. Aga see suur andmemaht sisaldab vigu, mitte ei või sisaldada, vaid siga. Nii,
Okei, aga lähme ja proovime nüüd järgi. Nüüd on teie enda otsustada, kas te vaatate, mida mina teen, või lähete ja proovite ka. Ma vaatasin praegu, et tasuta kontol te ei pea isegi sisse logima, on olemas chatgpt.com lehel, on chatgpt 4.0 mini, mis on kindlasti piiratuma võimalusega, aga jääme selle juurde, kuna aeg läheb edasi. Ja see konto tegemine ei ole raketiteadus, lihtsalt teil on vaja telefoninumber kinnitada. Aga ma võtan endale praegu selle chatgpt, mis mul on. Nii. Ja kuidas siis alustada ühe chatgpt-ga suhtlemist? Te olete kuskil, teil on see vestlusaken ees. Ma võtangi praegu selle mini, mis teilgi oleks, kui te esimest korda lähete, kuna ma tean, et väga paljud kuulajad ei ole chatgpt-ga isegi eriti varem kokku puutunud. Mida ma nüüd teen? Ma panen akna suuremaks. Nii, mida? Nüüd läks liiga. Okei, kirjutangi, olen esimest korda siin lehel ja tahaksin õppida chatgpt-d kasutama. Mida ma peaksin tegema, et seda kasutada? Ega ma ei oska küsida ka, kui ma esimest korda olen. Nii, paneme enter ja mida? Tere tulemast! ChatGPT kasutamine on lihtne ja lõbus. Siin on mõned sammud, kuidas alustada. Küsimused ja vestlused. Saad kirjutada oma küsimuse või mõtte ja mina vastan näiteks, kui sul on küsimusi teaduse, ajaloo, tehnoloogia ja nii edasi. Ma ei hakka teile kogu teksti ette lugema, aga põhimõtteliselt tegelikult ei ole ChatGPT koolitusi vaja, vaid ainuke asi, mida inimesed peavad õppima, on see, kuidas ChatGPT küsida, mida ma teen. Aga olgu, teeme nüüd proovi. Te panite mulle osad küsimused siia vormidesse. Näiteks üks kasutaja, kes meil kuulab, on see, et kurtis. Mul on selline mure, et paroolid ei jää hästi meelde. Kuidas leida endale turvaline parool, mida oleks ka lihtne meelde jätta? Ma natuke pikemaks tegin see. Nii, vaatame, mida ChatGPT vastab ja ma olen praegu täiesti avalikult logimata minivaates. Selles suhtes, et nii, näete. Ja ta kasutab täpselt samu tehnikaid kui mina. Mina oleks andnud samad vastused. Et mulle meeldib ka, et kas mingi lause või mingid jaburad sõnaühendid. Et väga tihti, kui mul on vaja parooli vaadata, mõelda, siis ma vaatan kõigepealt kuskil ringi, kus ma olen, siis ma mõtlen mingid jaburaid seoseid ja saan oma lausega ette. Aga võib ka ChatGPT-lt küsida, sest vaevalt ta pakub sama või annategi talle mingi teksti sisse ja siis ütled, nüüd selle põhjal mõtle mulle täiesti lambikad paroolid. Aga ja, pikad kohvid kohvikus 2024 Õiu märgagiga. No väga hea parool. Tuleb talv ja mängime jääkelguga. Siis tal see teine. See on ka hea nipp. Seda ma olen ka kasutanud. Ma ei ütle, kus ja millal. Enam ma ei kasuta. Mul see ei jää nii hästi meelde, aga kasuta esitähti ja sõnu. Näiteks, kui on mingi raamat või asi, mida te oskate hästi tsiteerida või mis iganes mõni laul, mida teile ümiseda meeldib, siis võtke esitähed. Ma panen natuke suuremaks. Ja kasutage sõnu. Kasuta turvalisi paroolide haldajaid. LastPass, Bitwarden, Password. Kusjuures see oli ka küsimus. Keegi küsis, mis paroolide haldureid kasutada ja mina olen täiesti nõus, et mina olen ise kasutanud seda LastPassi ja OnePasswordi, aga ma eeldan, et Bitwardenit ma olen kuulnud ja ma ei ole kurja kuulnud. Ehk siis vastas juba ka teise küsimuse ära. Ja siit põhimõtteliselt kasuta kahefaktorist autentimis minema hakkame. Nii, vaatame, kas on midagi, mida ta ei oska teil vastata. Okei, üks inimene kurtis, et tal oleks vaja meelde toetada, kuidas puhastada oma arvuti cache'i. Nii, täpselt nii see küsimus umbes oli ka. Vahemälu cache'i on, näed. Nii, ja nüüd ongi. Avage Chrome, klõpsake, oota nüüd ma olen vist ise Edge'is praegu. Kerige alla ja klõpsake privaatsus ja turvalisus, valige kustuta sirvimise ajalugu,
Avane paken, kus saab valida, mida puhastada. Veenduge, et valitud on vahemälu. Oota, mul natuke on keeruline, aga põhimõtteliselt jah, ja see pole see, ma olen natuke aga siin saab ka veel nii teha. Ma ei tea nüüd, kas siin tasuta kas siin saab panna pilti juurde. Siin ei saa. Ma ei tea, kas on ainult tasulise versiooni oma või mitte, aga põhimõtteliselt olen ma ise vahepeal teinud nii, et kui ta annab mulle mingi juhise, aga mul see asi ei toimi, siis ma panen talle põhimõtteliselt pildid. Ma telefonis ka suhtlen. Panen pildi ja ütlen, et näed, mina näen sellist vaadet, mida ma valesti teen. Ja siis ta juhendab, et oi, sa oled vales vaates, mine siit tagasi, mine järgmisesse. Nii, nüüd juba kõik vaatame veel, mis siin on. Nii, siin on küsimus, kuidas ja noh, ma ei hakka lugema seda kogu cache'i asja, aga põhimõtteliselt ta õpetab teile step by step ja näiteks oota, ma ei teagi. Näiteks mul on inglise keeles millegi pärast veebilehitseja Chrome. Näete, nii. Ja näed, nüüd ta õpetab, kuidas ingliskeelsele. Kui te olete mõnel lehel, kus ei ole eestikeelset menüüd, siis ta õpetab ingliskeelseks ja selles suhtes ta on täielik polyglot. Ma olen näiteks aasta tagasi pidin tegema Moldovase koolituse ja mul ei vaja, et slaidid oleks rumeenia keeles. Ja siis ta tõlkis põhimõtteliselt mu slaidid ära rumeenia keelde ja pärast ma lasin rumeenlasel üle vaadata, ta mingi paar väikest sellist editit tegi, aga põhimõtteliselt oleks läinud nii ka. Ja sel aastal ma tegin Ukraina õpetajad siin Eestis ja ma tegin neile ülevaadet mingitest projektidest. Ja samamoodi ma lasin tõlkida slaidid Ukraina keelt ära, kuna nad ei rääkinud inglise keelt nii hästi ja mu vene keel on kiev. Nii. Okei, kas meil on veel mõni küsimus, mida on... siin oli huvitav küsimus. Mul on vaja meilikontol inimene backup meili. Mis meilikontosi ma võiks kasutada, kui ei taha töömeili kasutada? Vaatame, kas ta saab aru. Üsna segane, ei pruugi arugi saada, mis küsimus on ju. Näed. Ja siis on, ja näete, ta sai kohe aru ja see on ka muidugi ChatGPT, kui nad on nii palju tekste läbi lugenud, siis ta üldiselt saab su mõttest aru, kui see on ka kehvasti väljendatud, kuigi mõnikord läheb puusse. Ja nii, näed, Gmail, Outlook, ProtonMail, Yahoo Mail, Soho Mail, Tutan, iCloud. Jah, põhimõtteliselt. Ehk siis tegelikult ei oleks pidanud üldse siia koolituselt tulema, oleksite oma mured ära küsinud ChatGPT käest. Nii, vaatan, kas siin on veel turvaline parool, tutvumine ja... Vot see on raskem küsimus. Kuidas kontrollida inimese tausta internetis? Ta väidab, et on Eesti inimene. Nii, otsingud. Okei. Sotsiaalmeedia, ma muidugi ütlen, et olge ettevaatlikud. Ma võin, mitte et ma võin, aga ma käisingi ringi kuu aega ja ütlesin kõigile, et ma olen Telia Kuusk ja saatsin sõbra kutseid, kuigi mujal mind ei eksisteerinud. Ja nii, aga ma näitan teile nüüd natukene võib-olla mõnda asja, mida ma ise kasutan siin. Esiteks, katsetame. Ma ei tea, kas te kuulete, ma loodan, et te kuulete, kas mina kuulen. Nii, seks, et see vist on nüüd. Nii, ma olen hetkel teen küberturvalisuse koolitust ja räägin, kuidas kasutada ChatGPT-d. Anna ka 2 head nõuannet kuulajatele, kuidas kasutada sind. Tere, kui rääkida ChatGPT kasutamisest turvalisuse koolitusel, siis üks oluline nõuanne on alati kontrollida fakte. Ärge võtke vastuseid pimesi tõena, eriti kui need on kriitilise tähtsusega. Teine nõuanne on kasutada konkreetseid ja selgeid küsimusi. Mida täpsemalt küsite, seda kasulikumad on vastused. Nii saate koolitusel konkreetseid ja praktilisi näiteid.
Aitäh! Rõõm kuulda. Kui sul on meil küsimusi... Okei, paneme ta praegu vait. Aga põhimõtteliselt ongi nii, et näiteks kui ma jalutan või autoga sõidan ja ei saa trükkida, siis ma saan taga juttu ajada ja arutada maailma asju läbi. Ja näiteks eile ma just katsetasin, ma õpin hispaania keelt. Kui teil näiteks mingi keelepraktikat on vaja või mõni tahab inglise keelt on, siis see, mis tal on see suhtlusega versioon, me ajasime mingi veerand tundi hispaania keeles juttu, vahepeal ütlesin, et räägi aeglasemalt ja selgita mõni sõna ja ma sain temast enam-vähem aru ja tema sai minust aru ja kui vahepeal oli vaja, palusin eesti keeles täpsustada. Ehk siis teil on ka eraõpetaja. Ehk siis jah, ma ei tea, me oleme jõudnud ja praegu tulevad ChatGPT-ga uued versioonid välja. Kui aus olla, ma olen natukene mures, sest ma ei suuda aru saada, kuhu me oma maailmaga edasi jõuame. Et jah, aga võtke ChatGPT ja kui te lähete, siis kogu nipp ongi selle uhke koolituse juures see, et kirjutage, mis teie mure on. Tulin siia, ei tea, mida teha näiteks. On täiesti okei fraas ChatGPT-ga alustada. Või aita mul näiteks, mida ma ise mõnikord teen, ongi see, et näiteks, et mul on selline probleem, ma tahan jõuda sinna punkti, mida ma tegema pean. Ja siis ta õpetab. Või näiteks, kui te peate mõnikord Excelit tegema. Enne ChatGPT tulekut ma olin Excelis selline keskmine kasutaja. Ma oskasin tabelit kasutada, sain hakkama, kui väga pingutasin, suutsin ka midagi põnevamat teha. Aga kui ChatGPT tuli, ma hakkasin kõik, ma suutsin neid andmeid kokku koguda värviliseks teha, sest õpetas. Samuti mõtlen, kusjuures huvitav on see, et ma tahtsin teile tuua näite siia täna, et kuidas see ikkagi matemaatikas loru on. Et vähemalt mingi aeg tagasi õnnestus saati näidata, et kui panna teda kahte suurt arvu kokku korrutama, siis ta annab vale vastuse, on ju, kuna ta on keelemudel, et läheb siis nii-öelda, püüab keeleliselt lahendada, mitte matemaatiliselt. See asi on arenenud. Ta suutis arvutada kokku kaks väga pikka arvu ja siis ma andsin talle ühe matemaatika riigieksami ülesande pildina sisse, kus oli nii-öelda tõenäosusteooriat ja ütleme paras pähkel, et ma isegi pidin täitsa nuputama, mida seal tegema peab ja ma sain e-rehkenduses siis 9.12. Aga jah, aga ta tegi see ilusasti ja õige vastusega ära, kuna seal riigieksamis oli ka nii-öelda see õpetaja lahenduskäik kõrval oli, otsisin. Nii et mul on tunne, et võib ka matemaatikat, näiteks kui keegi on okei, nüüd ma jälle ütlen, et võib-olla mu tavaline kontingent on noored ja lapsevanemad, et siis ütled, et kui on vaja koduõpetajat matemaatikas, siis ChatGPT võib olla juba sellest päris pädev, kuigi jah. Nii. Okei, ma korraks kordaks, kuigi siin osad on vist liitunud vahepeal, mul see number hüppab ja läheb. Et ikkagi regage ennast ära, kui te tahate slaide ja kui te tahate homme e-raamatut saada. Kui te ei taha neid saada, siis ei ole vaja regada. Kui te varem regasite, siis sellest piisab. Kui topelt regate, ei juhtu midagi. Nii, aga lähme ajas rändame nüüd. Ajas rändamine. Nii, kuidas seda teile kõige parem õpetada oleks nii, et te ei peaks iga kord tulema minu video juurde linki otsima. Ma tean, tahan internetis ajas rännata, mis selle lehe nimi oli. Mina tean, mis see lehe nimi on, aga näiteks kui te kuskil koolitusel midagi kuulete ja pärast ei tule meelde, mis selle asja nimi on, siis võite minna chatilt küsida ja näete täpselt seda ma mõtlesingi, aga ma lähen nüüd korraks Chrome'i. Nii, veebarhiiv ja Wayback Machine. Ja see leht on selles suhtes tore. Sa lähed siia. Mul ei ole praegu ühtegi petulehte, sest need petulehed, mida ma katsetasin, neid ei ole isegi arhiveeritud, kuna need tulevad ja kaovad nii kiiresti, et ta ei käi iga päev. Kunagi, kui internet algas, siis ta suutis iga muudatuse põhimõtteliselt ära trackida. Nüüd enam ta nii tubli ei ole, aga võtame ühe nostalgilise lehe. Võtame Postimees. Vaatame vana Postimees. Siia võite panna ükskõik enda kodulehe, oma kooli kodulehe, oma töökoha kodulehe. Mingi päev vaatasin naiskodukaitse esimest. Nii, ma panen nüüd natukene suuremaks lehe ennast väiksemaks. Okei, Postimehest ta ikka
siin nüüd avanebki ja nüüd te näete, et iga kriips tähendab seda, kus tal on mingi pilt olemas, aga lähme kerime kõige algusesse. Mis tal on esimene mälestus Postimehest? Oi, 96, siis ma umbes läksin ise ka esimest kord internetti. Nii, ma lähen, võtan see 96. aasta tulba ja nüüd on, näed, ainult üks päev, 21. detsember, no näed, see on ju nüüd peaaegu 28 aastat tagasi. Nii, otsa kui nunnu, kas need vanad lehed ei näe nunnud välja, sellised kollased ja asjad. Ja vaatame, mis oli juhtkiri präänikust ja piitsast ja te peate seda nägema, ma teen suuremaks. Põhimõtteliselt, millest me rääkisime aastal 96, me rääkisime sellest, et Eesti koolides peaks minema eestikeelsele õppele üle. Jah, venekeelse riikliku keskhariduse lõpetamiseks aastaks 2000. Okei, ajas rändamine võib olla depressiivne, aga kui te nüüd satute näiteks mingile lehele, kes väidab, et on investeerimissait, kes on tegelenud 20 aastat või 10 aastat, ta on olnud, siis te lähetegi siia veebarhiivi lehele, et põhimõtteliselt ütleme, seda me teame, et Swedbank on päris, on ju, aga lihtsalt ütleme, kui ongi Swedbank ja kui te lähete, te saate minna ajast tagasi 23 aastat, te lähete ja okei, võib-olla see näeb, aga põhimõtteliselt juba siis nad nimetasid ennast Swedbankaks ja Swedgrupiks ja siin on näed, ühispank oli õigus, ma tegin enda konto ühispanka kunagi. Aga põhimõtteliselt tõelisel pangal, tõelisel investeerimissaidil läheb ajalugu vähemalt 5 aastat, 10 aastat tagasi sellel lehel ja see on seal lehel olemas. Kui teile tuleb mingi leht, kus ütleb investeeri, osta, anna mulle oma raha, mis iganes on ju. Issand, ma mäletan seda lehte. Aga et investeeri, osta, mis iganes ja tal ei ole siin lehel ajalugu, siis sinna te oma pangakaarti ei pane, sinna te oma isikuandmeid ei pane, sinna ei pane. Selleks, et need lehed üldjuhul on pettused. Kui te ei oska muude asjadega kontrollida. Ja siin ma lubasin, aga ma usun, et te võite siin peale webinaari minna ja lõputseda, näete, mis on siin, olgu, väga. Teine asi, mis on hästi, ja seda saab teha erinevatel lehtedel, on huvispäring. Näiteks üks võimalus, kuidas Eesti lehti teha, aga Eesti lehtedega täpselt ei ole ka nii suurt probleemi, on see, et Sony, paneme Naiskodu kaitse domeen, kellele see kuulub? Nii, näete, siin ütleb, et see domeen on registreeritud ja siis siin all, ma panen suuremaks, on huvisandmed. Ja põhimõtteliselt on Kaitseliidule, siin on ilusasti näha, kes on omanik, ilmselgelt, et Naiskodu kaitse.ee on ja sind Sonyst, aga ma ise, ma ei tea, miks mul meeldib siin käia üks klikk vähem. Et vaatame, kui ma panen siia Naiskodu kaitse, ma panen mõned need lingid, see huvis ja alla, siit on vähem segadust, aga siit tuleb ka ükskõik, kus veebilehel te küsite huvispäringut. Selles suhtes, et huvispäring on kõige olulisem meelde jätta, et see, et kes on, et neid tööriist on internet täis ja seal on üldiselt näete. Siin on, aga ma üks päev siin ostsin endale, mul on hea valgustus, on ju, aga ostsin siis lambipirne endale siia kabinetti, kuna eelmise lambipirniga lõi nagu mingi väreluse video ajal sisse ja siis ma leidsin õiged pirnid selliselt lehelt nagu lambimaailm.ee, aga mina ei olnud sealt enne tellinud ja olin kohe paranoiline ja esimene asi, mida ma tegin, leht ise näeb, näete, ma ei näidata, milline ta välja, see ei ole reklaam, see on lihtsalt näide, kus mul endal praktilisest elust on. Aga põhimõtteliselt näeb välja nagu korralik Eesti leht, aga minul lõi mingi ikkagi tundus, et äkki ei ole Eesti leht, on ju. Nii, näed, isegi Eesti numbrid ja asjad, kõik tundub nagu olema. Aga minu ninatunne ütles, et kus mul on huvis ja läksin, tegin huvis lambimaailm ja siis tuli välja, et registrant on Jiri Manek Tšehhist
Aga ütleme, et see leht, mida ma ka alati vaatan, on see, et ta on tegutsenud 20. aastast. Ütleme, tundub, et see on Covidi projekt siin natukene Tšehhi. Ja mida see minu jaoks tähendas, oli see, et kuna ta on EU firma, Tšehhi firma, siin üldiselt usaldan, mul on positiivseid kogemusi, siis ma tellin. Aga kuna seal oli võimalik maksta 1 euro rohkem selle eest, et ma maksan alles siis, kui pakk on jõudnud Omniva postiautomaati nii-öelda, et maksan paki kättesaatmisel, siis ma otsustasin seda võimalust kasutada ja mitte veebilehe kaudu maksma hakata, sest nii palju ma neid võib-olla ei usaldanud sel hetkel. Kui lambimaailmal oleks siin, võtame selle lehe, mis ma näitasin teile otta, see lemtki.com, kus see pettus oli, võtame selle lehe. Nii. Ja oletame, et sellel lehel tahaks osta seda imelist 120 aastast revimit. Nii. Nüüd, kui vaadata, siis see on ka pikalt üleval olnud. Tundub nagu mingil määral usaldusväärne. Aga ma võin öelda, ma ei viitsi praegu veebarhiivi minna. Aga neist puudub igasugune kuva tõmmis veebarhiivis. Seal on küll nagu oleks midagi, aga kui peale klikid, siis seal ei ole ühtegi pilti taga, mis on väga kahtlane. Aga mis on veel, siis tundub, et nemad on peitnud ennast kellegi taha ära mingi California San Mateo Super Privacy Service, blablabla, ehk nende kontaktid on peidetud. Mina ei anna oma andmeid ega oma raha mitte ühelgi lehel, kus ma omanikku ei näe huuis andmetel. Ja, evaissand, sorry, ma seda, et pilte ja faile sisestada. Kusjuures ma näitan, mis võib-olla see Eve oskab siis kommenteerida, mis neist on ka nii-öelda tasuta versiooniga, aga näiteks paneme selle lehe, mis oligi minu müstiline leht, minu nii-öelda 20 euri saavasse abilisse. Kirjutame siia, kontrolli seda veebilehte, kas on tegu päris ravimi või pettusega. Ja ma panen siia, näete, nii, ja sellel on ka internetivõimekus. Ja nüüd ta käis ja kontrollis selle üle ja temal on põhjus kahelda selle usaldusväärsuse. Leht väidab pakki üle revimoodu, mis on. Ja nii. Kui ma tahaksin lehe omanikku kontrollida, siis kuidas seda teha? Nii. Ja näete, ka ChatGPT ütleb kõigepealt, minge kasutage huuispäringud. Ma ütlen, et minu karjäär koolitajana hakkab läbi saama, kuna ChatGPT teeb kogu töö ära. Mul on plaan isegi teha mingi lühivideo, kuidas seda ChatGPT kasutada siia kanalisse. Aga jah. Nii, ja siin ta õpetab step by step. Ja ScamAdvisor on ka hea leht. Issand jumal, näete, esimene koolitus, mille ma teen koos ChatGPT-ga on tänane. Mis ta ei avanud korraga, mul on vist internet. Nii. Las ta kontrollib, et ma olen inimene. Peabki kontrollima. Põhimõtteliselt siit saab näiteks panna lemtki ja vaadata, mida ScamAdvisor selle kohta ütleb. Muidugi siin tuleb ettevaatlik olla, sest kui suvaline leht võtta, siis mõnikord ka skämmerid teevad nii-öelda skämmi kontrollimise saite. GetScore. Ja miks need saidid nii palju kontrollivad, kas ma olen inimene või spämmar, sest kõik need spämmarid tahavad minna ja oma lehte või skämmarid oma lehte promoda. Nii, okei, siin ta ütleb, et olgu, selle lehega on kahtlane. See ei olnud hea näide, see on see, kui reaalajas teed. Aga mõne lehe puhul ta ütleb ära, aga siin on teised punased lipud. Üldiselt üks punane lipp ja see leht peaks väljas olema. 2 punast lippu ja siis parem blokeeri leht ära. Ma näitan ka piltide teemat ja ma näitan piltide teemat kahte moodi. Esiteks ma tahan teile näidata seda, oota, kas ma leian üles extra large ikoonid. Põhimõtteliselt on olemas internetis, kas piltidel on olemas küljes Exif Tools Uploads. Mida ka, ärge saatke kunagi pättidele pilte, kui te ei, või mitte pättidele, ärge saatke võõrastele internetis pilte, kui te ei tea, kas need, kellega te suhtlete. Sest pildi peal võib olla mõnikord infot. Ma saan lohistada. Ma lohistan täiesti tavalise kohvipildi, ma vaatan kohe.
ja upload fail. Ma näitan kohe, milline see pilt näeb. Ma olen natuke hädas, mul on 3 ekraani siin ja ma pean lohistama üle ühe. Nii, kas nüüd läks? Põhimõtteliselt selline pilt, mitte midagi ütlev. Ma pakun välja, kui ma küsin teilt, kus kohvikus see tehtud on, siis pole võimalik tuvastada. Aga mis on tegelikult, ma lohistasin see siia ka ja see on pildi metadata tool. Ja siin ta näitab kõik, mis telefoniga mul on tehtud, näete, mis on ja siin lõpus, mida ta näitab, on seda kaarti, ärge vaadake, see kaart on millegipärast jama. Aga kui te võtate pikkus ja laiuskraadi, mis siin on pandud ja panete selle mapsi, nii, siis vaatame, kuhu ta mind viskab ja näete, ta viskab mind Pärnu linna. Põhimõtteliselt natukene pani mõõda, aga see pilt on tehtud siin Sõõriku baaris. Ehk siis internetis failid, pildid, asjad sisaldavad infot, mida me silmaga ei pruugi näha, aga mida saab välja leida. Aga mis ma sellega nüüd tahtsingi näidata on... Nii. Okei, ma panen uuesti chati. Aga jah, ChatGPT-sse saab ka pilte tõmmata. Mõtlen, kas mul on mõni hea pilt. Mis pilt mul võiks olla? Vaatan, kas mul... No, paneme selle pildi. Vaatame, mida ta sellest arvab. Selle vanaproua Otepäält. Mis sa siit pildilt oskad välja lugeda? Vaatame, mida ta loeb ilma, et mõtleks. Nii, näete, nüüd ta vaatab pildi. Ja vaatame, mida ta sealt arvab. Tal on pildil inimene, kes tähistab sünnipäeva. Tort on see, 81. Taamal paistab olevat välikohvik restoran. Sobra. Küsime, kas see võib tehtud olla Otepääl. Samas ma kahtlustan, et see on liiga kehva resoga pilt, et siin ta võib ütelda, et on. Nii. Kas on tehtud? Nii. Okei, ta ei oska, see on liiga kehva resoga, aga te saate pilte ka tõmmata. Näiteks teed pildi mingist asjast ja küsid, mis asi see on. Kui lähed tänaval, ei saa aru, miks mingi asi näeb nii välja, teed pildi pealt ChatGPT-sse selgita. Et see nõuab natukene harjutamist, aga kahjuks meil hetkel peame minema nüüd oma kontode turvamise peale, sest muidu mul tuleb järgmine koolitus peale ja 2 koolitust samal ajal ma teha ei julge. Nii, ja tere tulemast minu trolli seltsi. Ma natukene võib-olla tutvustan teile lava, kus me tegutsema hakkame. Tegu on siis minu kontoga, mille ma tegin eksperimendi mõttes. Ma ei arvanud, et see on kuidagi... Hetkel on ta tundmatu tegelase nime all. Tal on 1600 sõpra. Võite minna, kui teil on Facebook, võite minna Facebooki äppi, vaadata, mitu ühistuttavat on teil trollikontoga. Algselt, kui ma selle trollikonto tegin, ma vaatan, kas mul on siin see pilt ka. Aga vist isegi seda pilti ei ole. Põhimõtteliselt, aga panete tähele, teie, kui lähete selle, teie praegu ei lähe, aga teie ei näe neid postitusi, mis mul siin on, sest need on kõik mul privaatseks pandud. Põhjus on selles, et kui ma juba ükskord alustasin selle kontoga, et ta oli Telia Kuusk. Mõtlen, kas kuskil on mul Telia Kuuse. Ma vaatan korraks. Siis ma ei osanud veel kustutada hästi. Okei, ta oli lihtsalt kena naiste rahvas nimega Telia Kuusk, kes saatis kõigile sõbrakutseid. Ja siis, kui ma sain piisavalt sõbrakutseid, siis ma muutsin ära nii tema nime kui selle, mis oli temal siin üleval kirjas. Aga teate, mis on asja juures huvitav? Facebook lubab mul kontol muuta iga poole aasta tagant konto nime ja seda ülemist URL aadressi. Ausalt öeldes mul on seal kontoga üks probleem ja ma ainult tänase koolituse jaoks hoidsin ennast tagasi, et ma seda kontot ei hakka muutma, kuna ma ei taha öelda kelleks ma selle konto muudan ja mis ma selle kontoga järgmisena lõbusalt ette võtan.
aga point on selles, et Facebook on imede maa. Facebookis võin ma olla, kes tahan, ma võin olla Telia Kuusk, ma võin olla Andres Tamm, ma võin olla mis iganes, Helmi Kübarsepp, mis iganes. Võin olla Kaja Kallas, Martin Herem ja kõik muu. Uskuge mind, kui ma selle sõbralistiga paneksin endale praegu nimeks Martin Herem, paneksin pildi, paneksin selle, siis ma arvan, ma tekitaks tükk aega segadust. Jah, mina ei tee, sest minul on see, ütleme nii-öelda hariduslik eksperiment. Ma pean kogu aeg käima hallil alal, et ma ei rikuks ühtegi seadust, sest tegelikult ma rikun, ütleme Facebooki reegleid, ma rikun sellega, et ma juba siin trollin, aga neil on olnud aega minu konto maha võtta, et see on, kuna nad seda teinud ei ole, siis ma näen, et mul on. Aga nüüd on küsimus, kuidas te saate oma Facebookid privaatsussätteid panna nii, et teie ei satuks nendele trollikontodele. Ja ma võin rääkida, kuidas ma esiteks, kui ma hakkasin kedagi kindlat inimest võtma sihikule, mõtleme, kes oleks, mõtlen, kes oleks hea inimene, kes ei pahandaks ka, siin ei olegi ühtegi head inimest, kellega ma saan teha. Ma näitan enda päris konto peal välja. Oletame, et ma võtaks enda konto nii-öelda sihikule. Siis mida ma teha tahaksin? Ütleme, ma tahan teda oma sõbralisti millegi pärast. Mulle tundub ta hea variant. Ma ei saada kohe talle sõbrakutset, sest praegu on mul ilmselgelt probleem, et meil ei ole ühiseid sõpru. Aga muidugi probleem on see, et minu päris konto oli näite ühiseid sõpru, ehk mind on väga raske sihikule võtta, aga võtame nüüd Elisa, sorry, ma võtan Elisa Jaksoni, kellega me koos Naiskodukaitses info vastupidavust arendame, lihtsalt õppematerjali, mida loodetavasti ei pahata. Nii. Ja aga tema kontrollib, tema oli üks väheseid, kes ka aru sai, kui ma trollikonto õnge ei läinud, nii et seetõttu ma julgen teda võtta, et tal on väga tubli on selles osas. Ja nüüd ongi see, et kui ma tahaksin, siis ma üritaksin leida võimalikult palju ühiseid sõpru, aga okei, ka tema on ära peitnud. Ehk siis esimene asi, mida tehke, peitke oma sõbrad ära võõraste eest, sest kui iga troll jõuab teieni läbi teie sõprade ja kui teie võtate trolli kogemata sõbralisti, siis ta hakkab sealt edasi proovima teie sõpradele kutseid panna. Kuidas seda teha? Ma näitan kohe. Tuleb minna siia ülesse oma profiili pildi peale ja siis settings and privacy. Okei, ma eeldan, et enamikel teist on eestikeelne, siis esimene asi, mida tuleb teha, kui teil ei ole eestikeelne, nagu on ingliskeelne, siis võtke language. Ja võtame backupiks, paneme siis English US. Okei. Nii, nüüd mul muutus. Okei. Et põhimõtteliselt võtan seaded ja privaatsussätete täpsustamine. Kes näeb, mis sa jagad? See on nüüd esimene küsimus. Mida avalikumalt sa teed postitusi, seda suurem on oht, et mõned automaatselt trollid sulle otsa komistavad. Seega, kui sa ei taha jääda teistele trollidele ja näiteks mina praegu jään hästi madala profiili selle Telia Kuuse või tundmatu trolliga, sest ma tahan muuta ja ma ei taha, et teised paneks tähele, mida ma teen, siis ongi meiliaadressina ainult mina, paneme sünnikuupäeva ka peitu, sellega sai ka, siis on see, et ainult mina. Kui te tahate, kusjuures sünnipäevaga on ka see Facebooki sünnipäeva õnnesoov on selline kahtlane kraam. Sest minu väljamõeldud tegelane sai enne, kui ma taga trollikontoga välja tulin kapist, sain põhimõtteliselt circa 300 või 400 sünnipäeva tervitust oma seinale. Ehk tegelikult see Facebooki sünnipäeva õnnitlus ei tähenda mitte midagi, et jah, võib-olla tekitab parema tunde, aga ilmselgelt, et kui troll saab 400 õnnitlust, siis on see õnnitlus devalveerunud. Ehk siis jah, paneme ainult mina. Ja siin on ka, et kes näevad sinu profiili, sinu sõprade loendid. Ja see on nüüd küsimus, kui sa võtad ainult tõesti neid inimesi, keda sa päriselt tunned, siis sa võid panna, et sõbrad näevad ka, kes sinu sõbrad on. Samas,
mina isiklikult ütlen, et mina ei soovita, sest kohe, kui troll su sõbralisti saab ja sul on sõpradele see info avalik, siis on tal kohe lõpus. Ehk tegelikult võiks olla see, et sõprade listi näen ainult mina ja jälgitavaid inimesi, lehti ja loendeid näed ainult mina. Nii, järgmine. Vaike sihtgrupp. No kes näevad postitusi? Loogiline on tegelikult panna sõbrad. Üldiselt Facebookis on küsimus, kas peab panema avalikult, ei pea panema avalikult. Noh, hetkel mul on tunne, et me kõik oleme Facebookis hüüd ja hääled kõrbes, kes kõik postitavad ja keegi ei loe. Vähemalt tunne on vahepeal. Okei. Ja samuti, mida saab teha, on see, et vanemaid postitusi saab piirata. Et see on küll nii, et kui sa ükskord piirad, siis kui sa tahad neid hiljem avalikuks teha, pead ükshaaval tegema, aga miks peaks mingid vanemad postituse kõik avalikud olema? Ehk siis pigem piirata ja kui sa kellelegi blokeeri, ei ütle me talle, mida sa blokeerisid. Blokeerimine on Facebookis väga hea asi. Isegi mu päris kontol on kuskil 200 inimest blokeeritud, pluss mingid botid, aga 200 inimest, kes et me ei pea kannatama oma seinal, oma Facebooki ruumis inimesi, kes tahavad meile, kuidas ma ütlen, meie vaimset tervist kahjustavad. Nii, ei teagi, mis ma, nii, okei, aga põhimõtteliselt see on kõige ja see oligi. Kui teie sõpru ei näe, kui teie postitusi on vähem, siis teil ei jõua trollideni ligi. Ja nüüd on see koht, kus need inimesed, kes on kaheastmelise autentimise pannud, siis kahjuks on nüüd nii, et mul uusi teemasid ei tule. Võib-olla ma näitan lõpuslaidi enne ära, siis saate minna ja ma näitan kaheastmelise autentimisega step by step ära siin Telia peal, sest sellega läheb natuke nokitsemist meil. Nii, okei, ma panen selle slaidi korraks. Põhimõtteliselt, mida edasi, kui on huvi? Võite piiluda seda kursus, mida ma alguses näitasin, ma panen selle lingi, kes see projekti üldine tellija on. Nagu ma ütlen, ma täpselt ei tea, mis seal on, kuna ma ise teen ainult seda ühte koolitust. Suhelge ChatGPT-ga, harjutage täpselt nii, nagu ma näitasin. Öelgegi, olen esimest korda, pole eriti kasutanud, õpeta mulle nippe, õpeta trikke. Ta on selles suhtes tohutult kannatlik abiline, kes selgitab teile kõike. Aga ärge teda alati uskuge, nagu nägite karu kella näitest, siis sellisel juhul on probleem, et kui teie raamistate juba oma küsimusse mingi eelduse, siis ChatGPT läheb kaasa. Võib-olla mõne väga suure probleemiga, et kui ma läheks lameda maaga, siis ta hakkab vastu vaidlema, aga sellised väikesed vead lähevad väga lihtsalt sisse. Võite liituda minu kanaliga siin YouTube'is, mul on plaanis teha, kui aega leian. Järgmise 3 kuu jooksul umbes 10 videot ongi sellised lühemad videod erinevatel teemadel, nagu mul praegu see ravimipettus on ja tegin ühe videoga lapsevanematele, aga on ka plaan ChatGPT teemal teha ja veel mõned asjad. Ja kellel nüüd hirmsasti ikkagi tahaks aju läks tööle, siis tegelikult tunni aja pärast hakkab Naiskodukaitse digiliikur. Otsite YouTube'is Naiskodukaitse kanali üles või Facebookis peaks ka ilusasti ta kuvatama täpselt samamoodi nagu see süsteem on. Et Naiskodukaitse kanalil. Ja seal siis on mitte ChatGPT, seal on erinevad AI tööriistad. Ehk siis need, kellel on nüüd kaheastmene autentimine peal, teevad endale pika pai, sirutavad minu ees ka veidi ja lähevad. Aga need, kellel ei ole, nendega me hakkame kodutööd tegema. Sest see on üks asi, mida tuleb endale peale panna. Ja võib-olla ma panen korraks suureks, et teha tõsist nägu teile. Aga kaheastmele autentimine on sest meie paroolid, isegi kui meil on turvalised paroolid, piisab täpselt, nagu ma ütlen, unise peaga panna sellele õngitsuslehele, et meile tundub, et me peame Gmaili, meile tundub, et me peame Facebooki ja me ei saa arugi, et me oleme pannud valele lehele ja see parool on läinud ja siis on inimesed välja lukustanud. Kahjuks ma olen neid lugusid kuulnud rohkem, kui ma tahaks. Ja näiteks, kellel on ka veel mingi Facebooki leht, ükskõik kas mingi küüned, patsid, mis iganes on ju. Et siis võetakse ära ka Facebooki leht, püütakse seda tagasi mööda, kui sul on Facebooki reklaamikonto, sealt pannakse rahad jooksma, sealt tuleb kahju. Ma ütlen, sest on nii palju jama, samuti kui sul Gmaili põhikonto läheb, siis kujuta ette, su enamik kontosi, enamikul meist, võib-olla kõikidel ei ole, aga mis iganes su Gmail on minu jaoks see nii-öelda põhimeili kanal. Kui see on sul Yahoo'st, siis see kehtib ka Yahoo kohta, kui see on
kus iganes on, seal peab kaheastmeline autentimine olema, sest muidu, kui ma saan su meilikontole lingi, ma saan minna suvalisele lehele, vajutada linki, unustasin parooli ja läbi su meilikontole ligipääsu võtta üle mitte ainult su meilikonto, vaid võtta üle kogu su ülejäänud digitaalse identiteedi ja seda tagasi saada. See on pikk piinarikas asi, aga et mitte väga masendavaks minna, vaid olgu musta huumori, siis põhimõtteliselt ma ei tea, kas te teate seda lugu, et 2 meest džunglis jooksevad näljase tiigri eest ära. Ja siis on alati see küsimus, et kui kiiresti peab jooksma, et tiiger sind ära ei sööks. Väga paljud ütlevad, et kiiremini kui tiiger, aga see ei ole õige vastus. Sa pead jooksma kiiremini kui see teine mees. Ja kahjuks, ma tean, see pole ilus, aga internetis on see reegel, kui sa oled turvalisemalt enda asjad ära seadistanud kui enamik kasutajaid või ütleme pooled kasutajad, siis sul on palju suurem võimalus, et näljane tiiger sind ära sööb, sest lihtsalt neid on nii palju neid inimesi on nii palju internetis, kellel ei ole neid kaitseid peal. Aga selle väga õpetliku mõttega hakkame panema endale kaheastmelist ja minul ei ole praegu pandud, ei teil ja kumbagil kontol ei ole kaheastmelist autentimist peal. Nii. Aga kuna ma ei taha panna neile oma, kuna see on mu trollikonto ja see võib iga hetk blokki minna, siis ma ei taha sinna panna enda päris telefoninumbrit, et pärast on mul muude asjadega ka Facebookis jama. Siis ma tegin endale täiesti uue telefoninumbri või tähendab ostsin täna ja alustame sellega. Oota, ma panen suureks, et oleks näha, mida ma teen. Ja esimene asi, peame siis Facebookis kaheastmelise autentimise peale. Võtad selle tundmatu tegelased selle. Võtad seaded ja privaatsus ja vajutad sellele. Ja nüüd on seaded. Ehk seaded ja privaatsus, seaded. Ja nüüd, kas ma saan seda natuke suuremaks? Siin kõrval, kui näete, on parool ja turvalisus. Nii, nüüd on parool ja turvalisus ja profiilid. Ma ütlen siin see turvalisuse peale panemine on palju klinke. Nüüd sa võtad oma profiili Facebook. Nii, okei. Oota, miks, vabandage. Ma kõigepealt pean võtma parool ja turvalisus. Video siin. Okei. Ja nüüd on kaheastmeline autentimine. Võtsin siit. Parool turvalisus, kaheastmeline autentimine. Siin vajutan kaheastmeline autentimine. Nüüd vajutan tundmatu tegelane. Nii. Ja nüüd ta saatis minule siia, kuna õnneks on mu trollikonto, ma võin teiega kõike jagada, mis toimub, ta ongi nii. Security kood, kas see on nii? Nüüd tuli uus kood. Nii, kopeerime selle koodi, Ctrl C ja kopeerin selle siia. Nii, ja jätka, sest ta kontrollib, sest autentimisrakendus. Mul ise ma kasutan vahepeal autentimisrakendus, aga see nõuab eraldi äpi alla tõmbamist, pigem mitte. Kõige lihtsam lahendus on tekstsõnum. Tekstsõnum sinu valitud numbrile. Oota, mul on... Nii. Oota. Nii, oota, sorry, see ei ole mu telefon, nagu ma ütlesin, nii, saadame tekst sinu valitud numbrile ja nüüd sa paned oma telefoni numbrit ja minu uus number on 5832. Kui tahate, võite alati seda petturitele ka, ma võib-olla hoian seda natuke aega, et kui tahate mõnele petturile numbrit jagada, jagage seda numbrit, mida te näete praegu ekraanil. Nii, nüüd tuleb järgmine. Nii. 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 Huvitav. Miks ei tule? Peaks tulema. Nii. Ja nüüd tuli, nüüd ma teen midagi inetut, aga põhimõtteliselt mulle tuli, et see on sinu Facebooki kood, ära seda kellegiga jaga, aga kuna meil on õppeotstarbeline asi ja see kehtib ainult selle hetkeni, kuni ma peale panen, sellega oleks huvitav, kui keegi suudab selle konto mult ära häkkida. Nii, ja panin koodi. Nii, ja nüüd ma pean panema oma parooli sest teate, miks ta nii palju kontrollib? Ta kontrollib sellepärast, et kui inimesel ei ole... Oota, vabandage, ma pean korraks
süvenema, see pole mu tavaline. Et kui inimesel ei ole endal kaheastmelist autentimist peale, siis las ta alles. Et siis tihti pätid üritavad ise panna kaheastmelise autentimise võimalikult kähku peale, et omanikul oleks väga keeruline kontot tagasi saada. Sellepärast on ka tehtud kaheastmelise autentimise pealepanek keeruliseks, mis tegelikult ühelt poolt ei ole ju loogiline. Ideaalis võiks igaüks panna endale hästi lihtsalt selle kaheastmelise autentimise peale, aga nägite siin nii palju klikke ja seda ja kontrollimisi, see on sellepärast, et lihtsalt praegu ongi see teine probleem, et inimesed ei pane, aga pätid panevad, kui nad on ära äkkinud ja siis ei saa inimesed ligi. Aga minu Facebooki konto on kaheastmeliselt autentitud. Nüüd teeme sama asja läbi Gmailiga. Nii, Gmail. Nii, Gmailis. Vaata, kas ma saan suuremaks jälle natuke. On siia üles sellesse kellukese nuppu, siis on kuva kõik seaded. Nii, ja nüüd on kontod ja importimine, mis peaks olema. Ja nüüd te peate minema ja muutma Google'i kontoseadmeid, sest kaheastmele autentimist ei pane te peale ainult oma Gmailile, vaid kogu oma Google'i ökosüsteemile ehk Drive'ile mujale. Mida? Kuulge, vabandage, vahepeal võiks keegi küsida ka, või kõik saavad aru, ma ei tea, see on see, jube raske on teha koolitus, kui ei näe, on ju inimeste nägusi. Miks on mida tähendab kaheastmele autentimine? See tähendab nüüd seda, et kui näiteks keegi saab minu parooli kätte, ütleme mu Facebooki parooli ja püüab nüüd sisse logida, mitte et kuidagi mõnda riiki halvustada, aga näiteks Nigeeriast. Siis ta saab küll, aga siis tulebki minule sõnum, minu telefonile sõnum ja tema peaks panema sellele sõnumile tulnud koodi sisse, aga ta on minu telefonist võib-olla mitme tuhande kilomeetri kaugusel. Ja selleks, et minu telefonist sõnumit kätte saada, selleks ta peab mind juba palju rohkem ja isiklikumalt, ütleme, suutma siin rünnata küberruumis. Ehk siis tegelikult see tähendabki seda, et pätid ei saa sisse logida, kui neil on ainult kasutaja tunnus ja parool. Et neil on vaja ka koodi ja kuni sinu käes on telefon, siis ei saa seda sisse logimist teha. Ehk see on väga turvaline kiht. Seda ma soovitan väga. Nii, aga lähme tagasi oma turvalise või teile kuuse. Nii, muud Google'i, oi jumal, nüüd ma klikin hoopis Streamyard. Nii. Näete, esimene kohe karjub, ärge kaotage juurdepääsu oma Google kontole ja see on väga õige, kui teil on päris, mina ei nuta, kui see konto läheb, ütleme, et oli lõbus, aga ega ma olen imestunud, et on mul siiamaani olemas. Aga kui teil on päris konto, siis see varutelefoni numbri lisamine peaks siin kindlasti tehtud olema. Kui ei ole, siis vabandust, ma ei saa korraga rääkida ja võõrast parooli kuvada. Nii, näete. Ja nüüd ta küsibki sisestage number ja kuna mul siiamaani polnud ühtegi numbrit, mida ma tahaks oma trollikontoga seostada, siis ma ei saanud seda teha. Aga tänu teile ja sellele koolitusele teeme selle ära. Võtta 58325473. Nii, salvesta. Ja mis nüüd juhtub? Juhtub see, et kohe varsti peaks tulema mulle järgmine sõnum. Nii, varutelefon, teie taastamise e-posti aadress. Aga paneme. Mul on selline aadress, et äkki kui Kirjatjana. See tasub ka panna, et selle kohta siin keegi küsiski. Kusjuures Google'is võib ka 2 kontot olla. Nagu te näete, mul on Google'is tegelikult kausala, mul on 10 kontot Google'is. Aga samas muidugi võib mõistlik, et kui Google maha kukub, et sul oleks mingi teine konto. Ja Google'is on huvitav asi ka see, et näiteks kui mu muidu meiliaadress on diana.poudel@gmail.com, siis kirjad tulevad ka minule kohale diana.poudel@gmail.com, ehk siis selle nipiga ei saa minu aadressi üle võtta. Võite katsetada. Nii, okei. Nii, lisati varutelefoni number ja see varutelefoni numbrile. Nii. Ja nüüd oleks vaja 2-astmeline turvalisust puudutavad soovitused. Kinnitage oma varutelefoni number. Nii.
see kõik on sellepärast, et pätid ei kasutaks kurjasti ära seda funktsionaalsust. Nii, okei. Vabandage. Mul on enda paroolid nagunii käe sees, aga selle konto parooli ma kas ta nii arva. Nii, edasi. Nüüd ta tahab, et kinnitaks. Nüüd ma panen okei. Nüüd tuleb siia telefonile 6-kohaline kood. Peaks tulema, kus ta on? Tuli vist. Nii, Google'i kood on 449476. Nii, edasi. Väga hea, minul on ära autenditud. Nii, ja nüüd on sisse login. Ma vaatan ohutus sirvimine. Oota, aga miks mul 2-astmeline autentimist ikka ei paku? Vabandage, ma pole seda, mul ülejäänud kontodel on nii. See on ka üks asi, et kui te ei leia kohe ülesse, siis on 2-astmeline autentimine Google. Nii, 2-astmelise autentimise sisse lülitamine Google'i kontos, turvalisus ja 2-astmeline kinnitamine. Ma pean siia minema, vabandage. See on pikk veebinar olnud, inimene hakkab pimedaks muutuma. Kui te näeks, mul on siin valgustus ka igalt poolt näos, nii et imed ma üldse näen. Nii, turvalisus sisse, näed. Siin on 2-astmeline see ja see on välja lülitatud. Ma lähen siia, lisan veel kord oma telefoninumbri, kas te hakkate mind hulluks ajama või? Ei ole see turvalisus mugavaks tehtud, aga 53, nüüd ma hakkasin oma õiged numbrid panema, vabandage. 58325473. Nii, ja tuleb järgmine kinnituskood. Ehk siis hoidke oma telefoni aku täis, kui te hakkate 2-astmelist. Ja te saate seda videot vaadata siin järgi ja ma panen siia ajatemplit ka juurde, aga taaskord ma ei tea millal. Sest praegu ma vajan igastest pool tundi puhkust, enne kui ma lähen uue webinariga, aga ma teen selle homseks ära, siis saate seda videot siit otsidagi, et kus on mingi hea koht. 389. Nii. Kas nüüd on tehtud? Yes! Okei. Igimull otsa eest ära. Nii, aga ma pean ütlema, et ma olen päris ilusasti ajas. Paneme korraks veel ilusad logod, asjad siia, et oleks näha, kes toetas, kes on seda. Ikka tuleb turvahoiatuse. Ma kontrollin, kas mul on tulnud ka SMS enda omale. Ei ole tulnud, ma ju jagasin. Nii, aga suur tänu vapratele. Siit küll on pudenemist olnud. Ma tean, et osad ütlesid, et nad vaatavad osast järgi. Ma saadan teile, kui te panite sinna oma kontaktid kirja vormi, ma saadan teile e-raamatu ja selle slaidid, kuigi mitte, et slaididel väga palju oleks. Ma panen siia videole timestampid, kui tahate mingit osa otsida. See tähendab seda, et saate klikkida just selle osa juurde, mis teil huvi pakkus ja mida uuesti tahate saata. Ma olen väga tänulik, kui te mul kanalisse subscribe'ite muidugi, et siis jõuavad teised videod ka teieni, et ma infomürast ja muidugi like on ka alati abiks. Aga kuulge, suured tänud, aga ma pean nüüd jooksma järgmisesse webinari, et oli väga tore teiega. Tšau.